Tervist! Täna siis meil toimub siin selline väike kahetunnine paneeldiskussioon / raamatute esitlus, aga noh, tegelikult need värskelt ilmunud tänase seminari töövihikud, no me neid ei esita siin niivõrd, kuivõrd lihtsalt need raamatud nagu andsid sellise idee või sädeme või motivatsiooni, et täna siin rääkida natukene fantasy-kirjandusest, fantaasiakirjandusest, tarvitame neid sõnu siin ilmselt läbi ja segi. Kes tahab, võib öelda ka ime-ulme, aga ma ei soovitaks seda väga. Ei ole vaja imeda siin midagi. Ja päris alustuseks, enne kui ma hakkan neid oma lahkeid kaasvestlejaid, kes olid nõus tulema mulle siia appi fantasy'st rääkima, enne kui ma hakkan neid siin küsimustega irriteerima, siis ma kahe sõnaga räägin neist raamatutest, et mis nad on ja miks nad on, sest noh, sellest siis tõukub mõnevõrra meie see järgnev jutt. Ehk siis mul on hägused mälestused, et ma juba eelmine Estkon sügavas joobes rääkisin siin mitmele inimesele sellest, kuidas tuleks tuua poisid tagasi raamatuid lugema. Ehk et see on mõnevõrra see teema, millest rääkis ka Mari Lauristin siin raamatuaasta lõpus, kui nad siin märtsikuus, kui nad esitlesid seda järjekordset suurt lugejauuringut, mis tehti. Ja kus siis loomulikult Lauristin tõdes seda ilmset asja, et kunagi 90-ndatel suuresti Eesti nagu kaotas ära meeslugeja. Et oli see pikk selline sotsioloogiline seletus, mida mehed tegema läksid sel kümnendil, miks nad raamatuid ei lugenud. Ja noh, eks see on nagu laiemalt teada, et poisid ei taha ju lugeda eriti üldse ja nii edasi. Nüüd otseselt ulmefändamis, no ei saa seda nagu, eks ole, ütelda, et siin seltskond sooliselt jaguneb hoopis teistmoodi kui näiteks väga populaarses Facebooki grupis lugemise väljakutse. Lugemise väljakutse, kus on vist mingisugune 15 000 inimest või midagi säärast. Jan Kaus tegi paari aasta statistikat ja sellest lugemise väljakutse grupi umbes 12 000 inimest, nendest mingi 93% olid naisterahvad. Aga noh, jah, ulmefändumis meil nagu see probleem, eks ole, ei kõla või ei tundu nagu nii hull, kuna siin on alati olnud meeslugejaid ka väga palju või meesraamatusõpru. Aga laiemalt Eestis see loomulikult on probleem. Ja see, millest nüüd enam see Lauristin lugejauuring ei rääkinud, aga mis mulle tundub, mis on minu selline kiiks või vandenõuteooria, on see, et pole ime, et poisid ei tulnud tagasi raamatuid lugema või mehed. Kuna seal kusagil 90-ndate lõpul ja edasi nullindatel suuresti Tallinna kirjastuste naiskirjastajad, naispeatoimetajad, kes enam-vähem kõiki kirjastusi valitsesid tol hetkel, kui te hakkate tagasi mõtlema, hakkasid väga-väga selgelt ka painutama või muutuma ära sellist nagu raamatute profiili, mis oli varem, nõukaja lõpul ja 90-ndate esimesel pool ja keskel olnud. Et tollest ajast kuidagi, siin taga pole sotsioloogiat, see on minu mulje lihtsalt. Oli kuidagi väga palju meeslugejaid ja ka väga palju sellist ajaviitelist kirjandust, oli sellist, mis nagu meestele sobis. Olid poliitilised põnevikud, krimižanris oli üsna palju sellist Ameerika karmikoolkonna kriminulli. Ja minu see tees ongi see, et pole ime, et need poisid ja mehed nagu ei tulnud hiljem enam tagasi lugema, kuna naiskirjastajad olid välja antava raamatusortimendi kas siis teadlikult või kuidagi poolteadlikult või alateadlikult muutnud ära üpris naiselikuks. Kõige lihtsam näide on ka see, et kui selline, kuidas on ulmeväline näide, kuidas ajalooline romaan, mis oli nagu läbi nõukaaja ja ka selle 90. alguses tähendanud väga selgelt sellist üht tüüpi ajaloolist romaani. Siis kusagil, aastaks 2005 oli suurte Tallinna kirjastuste abil see nagu muutunud üsna selliseks naisteromaaniks, mille tegevust on kusagil minevikus lihtsalt. Aga suuresti oli lihtsalt ära kadunud
sõjad, lahingud, poliitika, intriigid, eks no sellised teemad, mida klassikaliselt peetakse rohkem nagu mehelikeks teemadeks või mis meestele rohkem korda lähevad. Kui raamatus väga palju tegelasi, et noh, tegelaste nimed ei jää meelde, kui on mingi 80 või 100 tegelast panoraamses romaanis. Ja noh, kõik see nii edasi, aga me ei taha see pikemaks jääda. Et ühesõnaga see oli see mulje ja mulle kuidagi tundus, et ka meie see ulme on tänapäeval, mida me siin välja anname Eestis, noh, kah üsnagi nagu ära muutunud, kuna me anname üsna palju välja moodsat ulmet. Ja noh, moodne ulme, mida me läänest tõlgime, on seal ka suht nagu samasugune. Ja mul tekkis siis nagu mõte, et kui kusagil on midagi katki läinud, siis tuleb naasta sellesse kohta, kus viimast tegi asi korras ja sealt uuesti proovida tegema hakata. Ehk et selline väga keeruline vandenõuteooria on nende minu selle raamatusarja, mille ma nüüd siin Estconil lansseerin, selle taga. Ehk siis ma aasta tagasi siin mitmele inimesele jaurasin ja rääkisin, kuidas tahaks teha sellist vanas stiilis fantasyt, kus ongi noh siis sellised nagu Frazetta või Vallejo või Royo tüüpi kaaned, ehk siis noh sellised, noh, mis seal salata, sellised väga seksualiseeritud kaaned raamatutel. Et no iseasi, et tegelikult need seal fantasy buumide ajal tekkinud kaaned, seal kui Frazetta ja Royo ja Vallejo ja Royo tulid 70-ndatel hästi umbkaudu, et ega need ka ju tegelikult selles mõttes kaas ja sisu ei klappinud enamasti. Et kaas oli ikka selline reklaamiobjekt ja sisu nüüd ei olnud mingi selline Maja või Sekseri või Mr. Alexi novellid. Et sisu oli ikka selline puhas fantasy, aga see pakendamine oli toona selline, et noh, see pakkus huvi ka noortele ja ka noortele poistele. Tänapäeva moodsusmaailmas öeldakse mitte seksualiseeritud, et öeldakse seksistlikud. Ja no see ka üks sõna, mis kindlasti selle teemaga väga hästi nagu haakub. Ja just, noh, minu see mõte oligi see, et tahaks teha sellist klassikalist vanastiilis fantasyt välja anda, kuna noh, sellist mõõga ja maagia laadis fantasyt, noh, minu hinnangul ei ole nagu eriti palju viimasel paari aastakümnel nagu olnud. Ja just nagu pakenduna just ka sellisesse samalaadsesse kirevasse, värvilisse ja siis seksualiseeritud või seksistlikusse kaanepakendisse, nagu need raamatud seal ma loodan on. Teadlikult, just. Ja noh, minu selline mingi selline sügav motiiv või selline sügav missioon siin taga on see, mida ma rääkisin, et sooviks nagu tuua tagasi poisslugejad või ka üldse nooremad lugejad, et noh, see on see vanus, kui need teemad nagu huvitama hakkavad, eks ole. Aga ma annan endale väga-väga selgelt aru, et väga võimalik, et see missioon absoluutselt ei õnnestu ja ei tööta. Sest et noh, tegelikult on ka läänes olemas selline samasugune kirjastamistrend nagu täiesti olemas, kus antakse ka välja sellist vana fantasyt või vana kosmoseooperit, sellist pulpajastu kirjandust ja ka just nende vanade vanevittega. Läänes, no jah, aga tulemus läänes muidugi suuresti on ikkagi see, et neid loevad need samad vanamehed, kes neid välja annavad. Nii et noh, see, kas see plaan õnnestub või ei õnnestu, seda jumal üksi teab. Aga et jah, et selline trend nagu läänes olemas on kirjastus DMR Books on näiteks praegu, mis annab välja üsna palju sellist pulp-kosmosooperit, pulp-fantasyt, just seda vana 30-ndate, 40-ndate, 50-ndate sellist klassikalist. Ja ehk et noh, need raamatud ühesõnaga on selline väga selge kirjastuspoliitiline statement, et ma tahan sellega vastanduda sellisele praeguse aja trendile. Noh, et seda trendi natukenegi nagu iseloomustada, kui te mõtlete suvaliste viimaste aegade fantasy raamatute peale. No võtame näiteks kas Mahkra või Kalmsteni või Belialsi viimaselt sellised fantasy raamatud. No ega nende kaantel on minu meelest sellised kraeni kinni nööbitud riietes tegelased enamasti olnud, ehk et noh, ka see Eesti tänane fantasy nagu kuigi kunstnikud on ju meie enda oma, me saame neid tellida, aga kuidagi millegipärast me tellime selliseid täisriides kangelastega kaanepilte. Aga kas see on tingimaste hambivaated, kui kõik on nööbitud, siis on ka pakklugu väga erootiline? No see läheb siis liiga palju nagu aimatavaks. Aga ühesõnaga, see oli nagu nende raamatute selline taust või nagu motiiv.
kahe sõnaga räägin, mis see nende sees on. Ehk siis algas see sellest, et kuna käesolev aasta on siis Robert Howardi 120. sünniaastapäev, nüüd just suvel, juulikuus oli, juuli alguses, juunis vist. Ja seetõttu siis eelmine aasta mõtlesin välja, et teen ettepaneku Eesti autoritele, et kirjutage Robert Howardi kangelastega või siis tema maailmades selliseid jutte. Ja siis neid jutte siis leiabki selle sarja esimesest kogumikust Valhalla sõdalased. Siin laua taga on näiteks Jaagup Mahker, siis kellelt seal ka on. Aga siin on neid inimesi, kes sinna kirjutasid, on siin veel. Lüülisuuk oli siin kusagil ja neid on siin veel. Ja see raamat siis nagu algab ja lõpeb just ühe Robert Howardi tekstiga. Ehk siis nagu Howard raamistab seda Howardi tribuut kogumikku. Ja teine raamat on siis sellised mõõga ja maagia kirjanduse nagu algus, et see, kuidas see tekib. See tekib tänu Robert Howardile, kes, eks ole, mõtles välja erinevad sellised fantaasia maailmas seiklevad kangelased, kas siis Valuusia kuningas Kull või Barbar Conan, kes ütleb Grigoria ajastus seikleb. Ja need on siis sellised klassikalised fantasy lood tollest ajast, et seal on siis 30. ja 40. jutte, kui see mõõga ja maagia fantaasia nagu tekib. Ja võib-olla väis lõpuks räägin ka, mis edasi saab tollest sarjast, aga nüüd siis, et siin kaasvestlejad ära ei tohletaks, siis hakkan neid küsitlema. Ja see andiski nagu idee, et võiks siin Estconil nagu laiemalt natuke rääkida sellest fantaasiakirjandusest, täpsemalt siis võib-olla natuke rohkem selle mõõga ja maagia alažanrist, aga siis just nagu sellise rakursiga, et Howard on siin üks selline põhjustaja või selline miks. Ja minu küsimus teile nagu esimene ring ongi see, et ma saan aru, et Krista Kael need on need kõik kurjategijad, eks ju. Aga tegelikult ma kahtlustan, et ega nad ei olnud eriti originaalsed, et see tegelikult seesama trend oli ilmselt ka seal ingliskeelse maailmas samad muidu olemas, et kõik see emane kaam tuli nagu uksest ja aknast ja Marion Zimmer Bradley ju oma nende antoloogiate sarjadega ja mingid Messers Läkid ja kõik see, okei. Nõus. Aga jah, me võib-olla siis sinna jõuame, aga et ma alguses küsiksin teie käest selle Howardi enda kohta, et Howard on kindlasti autor, keda me kõik oleme lugenud sellises õrnas eas. Aga ma tahangi küsida, et kas te olete teda nüüd ka kunagi nagu vanuviisi üle lugenud ja kas need lugemismuljed sealt nagu noorest east ja nüüd nagu täiskasvanuna hilises keskeas või varases keskeas, kuidas? Et kas need nagu muljed on muutunud? Kas Howard nagu endiselt teile meeldib, on ta nagu aktuaalne, tundub teile oluline? Jaa, väga hea. Eero, väga hea. Aga läheme siit siis kusagilt poolt minema. Aga jah, küsimused pärast. Meeldib küll, jah. Olen lugenud hiljuti üle. Aga elamus muidugi sama ei ole, sest sa ei saa sama asja uuesti elada läbi. Kui see, kui kunagi esimest korda lugesid või kui nüüd, see on kaks ise asja. Aga ma ei ütle, et oleks halvaks läinud või kindlasti on asju, mida on kriitilisem ja aga kõvad tekstid ilmselt. Ütleme, nüüd ei ole nagu alguses, et kõik on hea, nüüd enam kõik ei tundu hea. Aga võtad punased naelad või siis, ma ei tea, selle elemenditooni, ma tean, see oli meediaelementtoon, aga Konani lugudest või siis see Solomon Kane'i asjad, need on ikka kõvad. No Howardiga on, ma lugesin üsna hiljuti ühte lugu, sest ma tõlkisin seda siia ühte neist kahest kogumikust. Aga ma olen proovinud ka Konani lugusid uuesti lugeda, kas või neid samu eestikeelses tõlkes. Ja ta ei tööta enam nii, nagu ta vanasti töötas. Viga ei ole Howardis, viga on ilmselgelt nagu minus. Aga lihtsalt nad jätsid nagu oma jälje, nad minus süstisid mingisuguse nägemuse sellest, mismoodi peab nagu hea tekst kõlama ja hea lause. Aga nüüd seda uuesti üle lugedes, kuna ma neid kunagi lugesin väga palju kordi, siis nüüd enam nagu see säde nagu enam ei löö loitma. Et ma hakkasin hoopis nagu märkama mingisuguseid kirjanduslikke võtteid ja asju selles asjas, mis nagu takistas mul nagu selle lugu nautimist nii, nagu see mõeldud oli. Ja ma hakkasin märkama ka eestikeelse tõlke mingisuguseid puudujääke, mida ma kunagi ei uskunud, et neid on, sest tõlk on väga hea tegelikult. Professionaalne perfektionism.
aga võib-olla peaks inglise keeles proovima, siis ma võib-olla meeldib jälle. Ma ei tea, ma olen otseselt siuke Howardi fänn kunagi olnud, et ma kunagi õrnas eas lugesin neid vene keeles, sest need ägedate piltidega, eks ole. Ja siuke 12-13 aastasele vene keel enam-vähem suus on sõnaraamat ka olemas on. Ta tundus väga äge, aga noh, see ei saa öelda, et see on kirjanduslikku mingit taset oleks väga nautinud, eks ole. Siis on võõrkeel ja ikkagi võõrkeel. Ja siis ma üritasin lugeda ka, aga ma väga kaugele jõudnud sellega, et tundus siukene kuidagi midagi, mis on minu jaoks nagu kuidagi kuskil minevikku jäänud. Küsimus paneelile, kuna ma ise kirjutasin ka sellesse kogumiku ja lugesin kogu eestikeelse Howardi enne seda läbi, et kuidas teile tundub, minule jäi nagu selline mulje, et Conan on neist nagu selles mõttes võib-olla kõige igavam tegelane. Näiteks Solomon Kane on palju mitmeplaanilisem, täiesti ootamatult kuskilt tekivad mingid filosoofilised, eksistentsiaalsed mingid arutelud, mida Conanil peab mitte kunagi ei ole. Minu arust Conani väärtus on nagu mujal, et ta on nagu uskumatult tugev arhetüüp. Et Solomon Kane on võib-olla hästi komplekssem tegelane. Sofistikeeritud kindlasti. Aga kuigi Conan on ka tegelikult palju rohkem, kui ta pealtnäha paistab, et ta ei ole ikka mingi mõõgaga vehkiv musklimägi. Ütleme nii, et Conan on kindlasti üle maailma igapidi populaarsem, Solomon Kane on ikkagi spetsiifilisem. Ja tegelikult Conani lood on ka, nad on tegelikult väga naljakad selles mõttes, et ta on siuke nagu lolli vann, ta ei saa kunagi ju ei naisi ega vaha, ega ta lõpuks on alati jälle tühjad pihud, eks ju. Iga loo lõpus on jälle, et paremal juhul on, et siis midagi on juba õlma vahele jäänud, aga üldiselt on ikka ta, küll naised teevad ta tünga ja vahastab ta paljaks ja vahastab ta ilma ja mingi nõid veel, kui midagi teeb taga ja noh. Ei no aga vaata, see naisi ja raha saab ka lugude vahepeal ja viidatakse, et vahepeal saanud. Vahepeal on olnud ilma jäädud. Ta teab, millest on jutt, aga ta üldiselt, jah, meie seda ei saa. Aga märgus täpselt õige, et Barbar Conan karakterina on ka minu meelest kohutavalt igav. Aga tema lood teeb niivõrd võimsaks, tundus, et see maailm on seal hästi eripärane, hästi palju erinevaid riike, kante, geograafilisi kohti, siis mingeid mütoloogiaid, erinevaid mingeid nõidusi eri kohtades, eri tüüpi, et seal on maailm väga huvitav. Karakteritena, kui me siin saame selles varases mõõgas ja maagias rääkida mingist erilistest karakteritest, siis kindlasti kuningas Kull on palju sellisem eksistentsialistlikum tüüp või sellisem, kes nagu mõtleb rohkem oma üldse olemuse ja selle... Ma pole kunagi kuningas Kull ei suutnud fännata. No mina fännan teda. Minul on Solomon Kane kõige mõistlikum. Aga ongi, et need teised tegelased on tegelikult tegelastena märksa huvitavamad, aga nende taga jällegi kahjuks see maailm on üsna jäänud välja joonistamata, et see Kulli taga olev Valuusia on väga-väga pisandlik, ka see Solomon Kane'i, ta mõned lood on Inglismaa, mõned Aafrikas, eks ole, et seal ütleme see maailm ei ole nagu Howardi väljamõeldis, see on see meie päris maailm. No seal on see laheda kontrast, et tulelukuga püstolid ja piirid ja siis on mingi vana nõidus ja see on minule just see meeldib. Aga Conaniga see, et ta ise vist selleks üldse populaarseks ta kähku ja ta mingi hetkel vist loobus kõige muu kirjutamist, et ainult see kõik fantasy tuli Conan. Kas Conan oleks olnud nii populaarne ilma Arnoldita? Ei no see, mõtlen omal ajakirjades, ei no Venemaal ja ilmselt Ida-Euroopas ja tõesti see Schwarzeneggeri kultuse taustal läks Conan ka nii üles. Selles ma täitsa veendun, et see on puhas Schwarzeneggeriga koos. Aga see on ainult praegu. Ei, aga rahu. Oota, te võtame nüüd selle maha, me jõuaks oma jutuga sinna niikuinii jõuame. Jaa, me jõuame niikuinii sinna, aga tegelikult see... See igava peategelase koha pealt, iga peategelane selles mõttes, et hästi paljud inimesed saavad ennast temaga samastada ja kaasa elada. Et tähtis on see, et iga peategelane, aga temaga juhtuks huvitavaid asju. Ma sooviks ka, et ma saaks öelda, et ma olen kunagi Conaniga samast. Ei ole siuke, noh. Aga tegelikult see populaarsuse teema on siin natuke ikkagi teistmoodi. Et nüüd pärast neid Schwarzeneggeri filme me näeme seda maailma läbi selle paratamatult. Aga ei tohi ära unustada, et tegelikult ikkagi selline väga suur ülemaailmne Conani buum puhkes seal 60-ndate teisel poolel. See Lancerbooki sari, mida hakati välja andma, nagu Lynn Carter, Lensbreak ja Camp tegid neid lugusid juurde. Ja ikkagi nagu see Frazetta kaanepiltidega, see ehme kaaneliselt taskuformaadis, need raamatud müüsid
umbkaudu sama hästi, kui müüs Tolkieni triloogia, mis tuli 65 ka USA-s välja, mis selline ülemaailmne buum. Need mõlemad müüsid ikkagi miljonites, selline, noh, neid raamatuid vedelesid ikkagi üle maailma, igal pool neid lugesid mingid koolipoisid bussireisid ja bussiekskursioonidel kuhugi ja et noh, neil on palju mälestusi nendest räägitakse. Ja 7. aasta koomiksid täpselt samamoodi, sest tegelikult see Schwarzu film, see ei ole Howardi tekstide, need Schwarzuga filmid ei ole Howardi tekstid, need on koomiksite põhjal tehtud filmid juba, seal on see, et see Howard on juba seal vahepealt ära unustanud juba, noh, et see on juba need Konani koomiksite, see oli mitte Steve Buscemi, kes see tuli, kes nüüd seal joonistas? Seal tegid need paar, jah, need Marveli, seal tuli 2 koomiksi ajakirja, seal 70-ndatel ja noh, üks oli mustvalge, üks värviline ja need teid omaette viisid selle Konani just nagu selle noorema lugejaskonna juurde, kes koomikseid luges. Ehk et see buum tegelikult oli enne juba seda 81. aasta filmi, 2. aasta filmi. Aga siinpool laudset eesriieti, siin oli muidugi ainult see Schwarz ja Konan, see oli see võrdusmärk. Nagu keegi kunagi üks vene kirjanik, kes ka Konani asju kirjutas, ütles, et tema oleks nii, et isegi Terminaat vaatas, ta nägi ikkagi Konanit seal. Aga jah, et siin on selline huvitav asi selle Howardiga, et noh, kui ma nii-öelda Eesti autoritelt tellisin neid lugusid või saatsin seda ringkirja laiali kuulutuse, et ehke siis neid Howardi maailmades jutte, ma kuidagi automaatselt eeldasin, et enamik autoreid kirjutabki mulle siis sellistes väljamõeldud fantaasiamaailmades kangelasfantaasiaid, mõne Howardi kangelase, kes neid on ka väga mitu erinevat, eks ole. Sest no minu jaoks ta kuidagi ongi eelkõige just see Draakonitunni Conan ja siis need edasiumislood tulid järjest. Et minu jaoks nagu Howard, ütled Howard, mõtled Conan ja mõtled mõõk ja maagia. Aga tuli välja, et me oleme siin kirjastajatena teinud nii tubli tööd hilisema järgnevatel aastatel, et oleme välja andnud igasuguseid teistsuguseid Howardi raamatuid, et enamik neid Eesti autoreid, kes kaastoid saatis, üldse ei teinud selliseid väljamõeldud fantaasiamaailmade lugusid, vaid tegelikult kõige rohkem ongi seal Solomon Kane'i lugusid, mis on siis nagu meie maailmas. Ja need Eesti autorid just on need toonud ka just sageli tolle aja Eestisse, ehk siis Liivimaa sõja lõpuaeg või Rootsi aja alguse aeg. Ja noh, ka need on ka 2 lugu on sellest Iiri seiklejast Turlock Tube O'Brienist, mis on ka tegelikult nagu meie reaalses ajaloos seal aasta 1000 kandis kusagil. Veiko üks lugu on ka selle jälle Eestisse toonud, eks ole. Et noh, väga palju on selles esimeses köökes just selliseid nagu Howardi kangelased toodud Eestisse. Ja need on tegelikult rohkem nagu siis sellised nagu ajaloolised seikluslood. Et sageli nagu see selline fantastiline element kahjuks seal 3 loos minu jaoks kahjuks puudub üldse. Aga noh, teistpidi jah, mul seda raske ette heita, kuna ma ise andsin mõne aasta eest välja just selle Howardi selle selliste ajalooliste seiklusjutude kogumiku, eks selle Põhjamere mõõgad. Et ma ise olen seda ka kultiveerinud, nii et omad vitsad peksid, et mind hästi üllatuslikult tulid, enamik lugusid olid sellised mitte maagia. Väga mõõklemist on palju, aga maagiat oli väga vähe või võlukunsti. Ja siis sellised väljamõeldud sekundaarseid fantaasiamaailmu. Ma tahangi siin küsida, et noh, Priit, sina ütlesid, siin on siis 2 lugu. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, kummaski ei ole fantastilist elementi. Keini loos on. Keini loos, aga siis on kuidagi väga nagu serva pidi või väga kusagil aimatavalt, eks ole. Kas seal ikkagi nõidumine toimub? Aga rohkem on ikkagi selline krimilugu, nagu sul viimasel ajal on kogu. Ma ei tea, kus ma saalis vähe tuli, aga räägi, et miks otsustasid mulle teha, et üldse mitte nagu seda väga sellist fantaasiakangelasi. No, esiteks, eks ole, kui sa kuulutasid välja selle Howardi koomiku, noh, ma ka esimesel algul mõtlesin, et mis oleks, kui kirjutaks ise ühe Conani loo. Aga siis ma sain väga ruttu aru, et mina ei suudaks kirjutada Conanit välja. Ja millest me siin rääkisime, et ta võib olla igavam tegelane kui nii muu, aga teda on kindlasti väga raske kirjutada nii välja, nagu Howard seda kirjutas. Ja Conan on sellest väga raske tegelane. Et ma arvan, et siin on üks inimene, kes oleks võid seda teha, kes seda ei teinud, eks ole, mis Tamur Kuznets. Ma ei tea, miks ta ei teinud. Ilmselt ei tea Conanist midagi. Ei tea küll, ta meeldib Conan, ma tean. Väga aukaotusmaterjalis. Ma ei tea, no igatahes siis järgmine pakkumine oli ka Solomon Kane, aga ma kahjuks ütlema, et mõlemad lood, mis ma siia kirjutasin, tegelikult nende algupära ei tulene sellest, et Sulbi ütles, et kirjuta, vaid mõlemad ideed olid mul tegelikult varem olemas. Et Solomon Kane'i lugu, mul oli ka üks idee nõiga loost Eestis sai tehtud, panin Solomon Kane'i sinna sisse, sobis hästi muidugi, nii et selles mõttes läks hästi. Ja teine lugu on see, mille üle ma isegi uhkem olen, on see ajalooline selles mõttes, et seal tegelane
peategelane oli ajalooliselt olemas, see oli see Rooma keiser Maximinus Draaklane, kes tundus nagu väga huvitava isikuna ajaloost. Ja siis, kellest ma tükk aega olin tahtnud juba lugu kirjutada. Ja siis, kui Sulbi selle välja käis selle Howardi idee, siis mul tuli kohe meelde tema see kogumik ajaloolistest lugudest. Ma mõtlesin, et see on ju täiesti Howard. Ja noh, ma arvan, et mul mingil Howardlikul moel selle tegelase kujutamine õnnestus. Ma ei tea, kuidas sa ise rahul oled. Absoluutselt, see on see Rooma keiser, kes on sõdurkeisrite ajastu esimene keiser 235 aastal, et noh, tema ju oligi selline keiser, kes oli esimene barbar Rooma keisri troonil, ta omal ajal juba niimoodi nagu sildistati. Just, et ta on oluline kahel põhjusel, et ta oli esimene barbar keisri troonil ja ajalooliste allikate väitel ta oli tohutult suurt kasvu mees. Ja nagu tõeline hiiglane omal ajal. Ja väga tugev. Ja väga tugev. Et väidetavalt oli ta 8 jalga, mida me väga ei usu, pikk, eks ole, 240 sentimeetrit. 240 või? 2,5 meetrit. 2,5 jah, et see on nagu... Siuke inimene juba ei saa tugev olla, see juba on probleem, et püsti seista. Et jah, et... Allikad liialdavad ilmselt. Allikad liialdavad, ilmselt oli ikkagi väga suurt kasvu tolle roomlase kohta, et roomlane oli 1,70 m, eks ole, umbes vist. Nii palju või? Roomlased oli lühikesed. Aga üldiselt muidugi see, et sa valisid sellise nagu vana Rooma ei ole üldse nagu vale, kuna ju ka Howardil endal on üsna palju selliseid Rooma konnektsiooniga, need Brian McMorni lugusid näiteks, Rooma konnektsioon on Howardil väga-väga sobib, ütleme sellesse raamatus. Rooma on oluline ajaloos, et see on... Mul natuke kahju oli, et seal ei tulnud seda ulmelist elementi sisse, et see jäi selliseks realistlikuks ajaloolooks. Aga ma leidsin, et ei ole vaja sinna sisse. Ma läksin lugeja otsustama. No lihtsalt see lugu ei jäänud teie stalkerile nüüd. See probleem on. Aga ma tegelikult tahtsin kirjutada sulle juttu. Nii? Aga sinu õnneks ühesõnaga mitu surma ja minu haigus ja siis tähtaeg oli käes ja siis ma leidsin pervesega. No samamoodi meil käis ka Mannuga ikkagi vahepeal selline mõttevahetus. Ma oleks sulle kirjutanud vananenud kanalist, kes mingi pisiriiki valitseb kuskil unustatuna, aga ma eeldasin, et see on hästi lihtne teha. Ja mõtlen kõik teised projektid vahepeal ennem ära. Klassika. Ja siis ma teen niuhti selle fantasy loo ka, siis mis võiks olla lihtsamaks olla. Ja siis, kui ma hakkasin kirjutama, siis oli nagu ei tund eriti. Mul oleks küll pere fantasy, aga ka oleks ka toonud Eestisse. Põhimõtteliselt Musta Vanniku kuninganna segamine Andres Saaliga. No mõlemad mulle väga meeldivad. Aga selles mõttes, et kes siin oma ideedest räägivad, et olge ettevaatlikud, et kui need 2 raamatut pankroti ja siis see sari nagu jätkub järgmise Estkoni jaoks ja siin ka Tamur tegelikult rääkis, et tal ikkagi üks idee nagu oli, aga lihtsalt jäi ka millegi poolest pooleli või tegemata. Et võib-olla tuleb ka sealt ikkagi veel midagi. Aga okei. No tegelikult selles raamatus üks Konani lugu on, see kirjutas Mikael Jekimov ja tema valis hoopis sellisest idee, et ta tegelikult selle Konani karakteri on täiesti uue loonud. Et see ei ole tegelikult Howardi Konan oma selliselt natuurilt. Ja ka maailmas ta ei maini eriti neid Hübooria ajastu mingid maamärke ja kohti, aga see lugu on, mulle väga meeldib see selline Konani lugu, täiesti omamoodi lugu. Ja eks te saate lugeda, kes selle raamat ostavad. Aga okei, aeg erutab takka. Nii, aga läheme nüüd natuke suunime suuremaks, et me vist Howardi juurde veidike veel tuleme, aga nagu fantasy nagu laiemalt. Et kuna me oleme siin mõnevõrra eri vanuses inimesed, sellised poole põlvkonna või kuidagi nii vanusevahega või mõned aastad, et siis me oleme natuke nagu eri aegadel üles kasvanud ja seda ulmet ja siis täpsemalt ka fantasy't lugema hakanud. Ehk et kui nagu teile öelda tänapäeval, võib ka siis võtta ka oma hilisem lugemus siia soovi korral, eks ole juurde, et mis teil nagu üldse selline esimene lambipirn selle sõnaga fantasy, mis autorid ja kes teile nagu olulisena üldse nagu ette löövad, ma annan selle küsimuse natukene fooni kätte ära, et ma vastan ise esimesena ära, et nagu ma just enne juba, et te täpselt on õige vastata. Ehk et nagu ma enne juba ütlesin, et mina hakkasin seda fantasy't või seda sellist mõõga ja maagia fantaasiat avastasin enda jaoks kusagil aastal 93-94 ja minu jaoks on see umbes nagu selline, ma siin natukene tarvitan neid sõnu fantasy ja mõõk ja maagia sünonüümina, aga nad ei ole muidugi päris sünonüümterminid, aga las ta olla. Minu jaoks suuresti on, et minu jaoks nagu fantasy ei tähendagi seda tolkiinlikku kõrgfantaasiat või eepilist fantaasiat, seda vaid just selliseid mõõga ja maagia lühijutuvormis asju, enamasti jutusarjade asju. Aga ühesõnaga, et kui mulle nagu öelda selline, mida see tähendab, minu jaoks ongi 3 asja, et see, mis siis hakkas 93, eks ole, Põhjanaelas ilmuma Maari Kivistiku tõlkes Draakoni tund, siis 96
samal kui järgmisel aastal tuli Marduses Sapkovski sorts, just selle pealkirja all. Ja umbes 3. hakkas samal ajal tulema kirjastuse kunst Merlini raamatukogus Le Guini Meremaa raamatud. Et need on umbes 3 sellist vaala, millel nagu selline minu arusaam sellest nagu fantasy'st välja kujunes. Et mul oli lapsepõlves midagi hästi mööda läinud Käävik, ma ei olnud seda kunagi lugenud, hiljem vanaseas ei avaldanud talle mingit mõju, kui lugesin. Aga just, et mis on nagu teie jaoks need, sest te olete kõik on nüüd, mina räägin nagu oma sellest vanusest mingisugune 15-16, aga teil on need vanused mingi teisel ajal, et kes on nagu teie jaoks sellised fantasy mingid asjad, mis teil esimesena pähe löövad, ma hakkan sealt äkki. Tähendab, tegelikult ei hakka üldse fantasy žanri omad, vaid et esimesel, kui ma tundsin, et midagi, mis on täpselt minu jaoks ja mis on nagu kuidagi puudu, olid esimesel muinasjutud, nagu Kurbats, Saidi saatus, Fatme päästmine, vist oli mingi Pealvutorn. Need olid asjad, mis nagu, ja just kui tuli see Tolkieni Kääbik, ja siis ma sain teada, et siuke žanrisega on juba tasapisi hakkasime arutama sõpradega. Mis oli minu jaoks, et leidme kokku kohe, et ma väikse saadik, ma tahtnud siukest asja lugeda. Miks seda ei ole, eks ole? Ja sealt käis see hüppamine nende venekeelsete konanite kallale. Et järsku olid suure mõõgaga pilt, suure mõõgaga tüübid olid kaane peal ja... Ma küsin ka täpsustama küsimuse. Kui sa satud lugema Kääbikut lapsena või ikkagi nagu väiksena, no, 3. kas sa siis nagu tajud ära üldse, et see on mingi omaette žanr või see võib see oli midagi sellist, mida ma olen varem lugenud, mida ma ütlen, minu jaoks oli mingi müstika. Et siuke asi on olemas. Ja see oli minu Soti kanalid, see oli aega mingi lollaka fantasy sarju. Ma ei saanud seda aru, kuna ma saksa keelt ei oska, eks ole. Aga see oli jälle see, et ma üritan aru saada, kuna sa kaanonitega midagi ei tea. See jagas mitte midagi tegelikult, eks ole. See on tühi koht. Et see nagu oli esimene kokkupuud, oligi see Kääbik ja need esimesed konanid. Ja siis läks natuke aega mööda, siis tulid siin Eesti autorid Jan Mortis, Veiko Peljals. Ja ma leidsin mõne aja pärast, et ainuke loetav fantasy on tõenäoliselt Pratchett. Sest et need üle nimetatud Rein Raudvist ka kirjutas ka mingi fantasy. Ratsen Velker. Pigem jah, aga et on siiski noh. Aga siis, jaa, kui see 2000 tuli Mau Muurkokk. Henriku lood. Ja siis ma sain nagu juba täiesti, et jaa, see on täpselt minu žanr. Andersoni Põhjala lood tulid varem hiljem. Need hiljem tulid. Okei. Sa olid siis, kui need Eesti küsimusi, jah? Okei. 2000 algus midagi, jah. Jah, kindlasti kokkupuude fantasy'ga kindlasti esimesena tuli kuskil läbi mingite 80-ndate filmide, Arnoldi Konani filmide ilmselt mingid He-Mani multikad saksa pealt, Pro 7, RTL 2. Aga sellest, et on nagu olemas asi nimega fantaasiakirjandus, ma sain teadlikuks, kui 90-ndatel ilmus Meie meele nimeline leht, kus kirjutati mingist autorist Tolkien ja tema mingite sõrmuste isandast. Et see, lugesin seda artikli läbi, ma suurt aru ei saanud, mõtlesin, ma niikuinii kunagi seda raamatule kätte ei satu, aga siis kunagi Annelina raamatukogus vaatasin, et ohoo, mingi turumütsiga vanamees jalutab ringi kuskil sõrmuste isand ja see kõlab tuttavalt. Ja siis ma lugesin see läbi ja sealt edasi kõik nagu ajalugu, et see oli nagu ilmselt võib-olla minu elu kõige tähtsam raamat, mis ma olen lugenud, et see nagu muutis kõike. Ja selles nagu fantaasiakirjandusega ikkagi minul esmalt seostub Tolkien, et seda ei ole ka keegi üle löönud. Et hiljem siis ma veel Sobrasid raamatukogus leidsin need samad Konani raamatud. Siis ma sain ka teada, et Albert Conan ei pärinegi sellest filmist, vaid on raamatud. Ja need mulle ka loomulikult jätsid väga suure mulje. Aga kõik edasine on juba olnud selline nagu vähem oluline, et Elvikut lugesin loomulikult ja kõiki neid muid asju, mida juba mainiti. Aga jah, Tolkien ja Howard oli ikkagi need fantasy kaks põhitegelast, et võib-olla R.R. Martin oleks kolmas, kui ta oma kolmas sarja ära lõpetaks, aga seda vist ei juhtunud. Minul on see õnnetus, ma tõesti kõige vanem, eks. Mitte ma selle õhutaks, aga nii on, et minu fantasy algas juba kuskil 80. aastatel. Kõigepealt oli venekeels mingi antoloogia, mis oligi muinasjutu fantastika antoloogia, kus venekeels fantasy sõna ei olnud, oli alguses muinasjutu fantastika, hiljem oli see laetsõna. Venekeels ei olnud seda muinasjutu fantastika või fantasy sõna, oli selline nagu muinasjutu fantastika. Ja siis ka antoloogiaga seal pooled jutud olid tegelikult pigem siuksed,
müstikalood lihtsalt ilma mingi fantasita. Aga noh, reaalne fantasy oli ikkagi 80. lõpus, kui hakkas Venemaal see juba teatav kirjastamisbuum ja siis oli esimesed Hauali tõlked ja ma veel tellisin kuskilt väljamaalt mingid raamat, ma ei usknud alguses, ma kuskil venekeelselt saan kätte Poolast ja Ungarist mingid Konani kogumikud sain ja noh, neid sai taotlus ost tellida teaduspoes niimoodi publikate eest. Ja siis ongi, minul on ilmselt Howard, Conan ja mul on ilmselt ka siis Andrew Nortoni Nõiamaailm ja muidugi Murkov, kuigi Murkovki esimesed vene tõlked olid kohutav crap. Noh, stiilis, et libukütid lassid ambudest ja noh, kellegi ühe silma peale kae ja teise silma peale side ja kuidas siis nägi. Tõlk oli täiesti omadega puntas selle pidi ja siis ühes kohas oli veel see, et Elriku mingi kaaskondlasele oli hundi peakujuline kiiver, aga, või teeb õigemini, temal oli kirjutada selle hundi peakujuline kiiver, tegelikult oli see, et ta vist tema iirve nimetas hunti. Niimoodi, et tõlk oli see väga loominguselt läheme, aga noh, halval ajal on ka tuvilind ja noh, üldiselt ikkagi on minu jaoks ka mõõga maagia fantasy või kangelas fantasy või siis on pigem sellised segažanrid nagu science fantasy, kus noh, nagu Andrew Nortoni see Nõiamaailm, et on science fantasy. Ja noh, kuigi hiljem oleks päris puhtaks fantasiks, aga algus oli science fantasy ikka paralleelmaailmad. Ja pigem, noh, tegelikult ma olen enda kohta öelnud seda, et ma tegelikult ei peanud fantasy fänniks. Aga samas mul fantasy väga meeldib, aga mul meeldib see fantasy, mis tegelikult fantasy fännidele ei meeldi. Ma ei jõua lugeda mingit Jordaneid ja Tolkiene ja kõike seda crappi, seda, kus külapoisid maailma päästavad ja ma tahaks ikkast midagi muud. Žanrite segamist või sellist, ma saan aru, et fantasy fänn on üks kõige tagulikum, et SF fänn on sellega oli ikka selline avangardist, eks fantasy fännil on täpselt nii, et tead, kus Tolkien tegi, tead, noh, mis sa siis muudad midagi. No et Sapkovski tead muidugi, hiljem Sapkovski, aga noh, see jah. Aga Mainu siin mainis ka mööda minnes ära, et Pratchett tundus ühel hetkel väga oluline kirjanik. No ta oli ainukene uus esimene fantasy autor, kes nagu tõesti meeldis. Sest nagu ma ütlesin, Howardiga ma ei saanud kuidagi sina peale väga Veiljas, Mortis, Raud, mis seal veel oli midagi. Ma lihtsalt selle küsimuse nagu selle torke tausta nagu seletan, et kui hakkas ilmuma eesti keeles Pratchett 97 aastal, eks ole, F-sarjad 2 esimest raamatut, no hilisemad, nagu ma aru saan, on teistsugused oma laadid, aga esimesed 2 olid ju sellised. Ja, aga mis mind nagu ajas kohutavalt tigedaks tol ajal, et ma olin tollal juba õppinud lugema raamatukogust ja ka alustavast internetist erinevaid selliseid nagu metatekste ulmekirjanduse ajaloo kohta ja selle kirjanduslugu juurde, et kes on veel kirjutanud mida. Mind oleks väga tigedaks see, et Eesti lugeja ette paisatakse paroodia, ilma et Eesti lugeja oleks saanud kätte need tekstid, mida parodeeritakse. Et paralleelina, mida ma alati toon, on see on täpselt seesama olukord, kui te näete Leslie Nielseni seda paroodiafilmi, kus nad teevad selle naisega selle Titanicu, seda tseeni, te saavad selle lamaka vastu mingi selle sillatala, aga niimoodi, et ei ole Titanicust teadlikud ja Titanicut näinud. Ehk et et paroodia ilma, et tegelikult saaksite täpselt aru, mis autorid, keda parodeeritakse, sest tegelikult nendes 2 romaanis ta parodeerib väga paljusid erinevaid neid mõõga ja maagia kirjanduse tüvitekste. McCaffrey roheasjad on seal, Conan, muidugi Pratchett ja Howard ka seda comment case'i seal tööpab ja see comment case'i ka ette naljakas lugeda, kus Eesti tõlked see üldse aru, millest on jutt ja nad on nii laisad, et vaata see L5 Feebi ka, kus on kõik need fännid poolt ära selgelt lahti need kõik need Pratchetti need nükked, eks ju. Ja siis need comment case'i puhul, paremal juhul nad saad aru, et see üks laburiit on, aga ja see... Et mõtlen, mind ajas omal ajal väga närvi, et meile nagu pasatakse paroodia ilma, et nagu oleks saanud seda, mida parodeeriti. Ma ütleks vahele, et see ei ole tingimata vajalik, kui mõelda sellele, et Don Quixote on eesti keele tõlgitud, ilma et enne seda oleks neid rüütli romaanidega tutvustatud. See tegelikult on paratamatust, et nii väikses riigis nagu Eestist, et siin sa ei saa, kui sa hakkad niimoodi võtma, et anname kõigepealt need esimesed asjad välja, et siis järgmised, mis neile toetuvad, siis lõpuks on see, et kõik on surnud ja eesti keel kirjanduse otsas ja ikka pole jõutud sinna lõppu keskelegi. Aga... Siia juurde, et selle toetuseks tegelikult asi on ju selles, et kui sa kohtad midagi esimest korda paroodias, aga sest midagi kuidagi moodi kõnetab, siis sa võib-olla lähed otsid ise allikalt. Jah, kui sa saad aru, et see on paroodia. No vaata, see on juba see, et ega nagu ajusid kõigile ei saa jaga. Aga Pratchettiga oli jah, minule ka, mina olen alguses Pratchett peale väga verine ja minu ütles need esimesed 2 Pratchett romaani väga sitad ka. Et minul kuskil, ma olin nii, et mõtlesin 2 lugesin läbi, teise peale ma eriti vihastasin, seda enam on see võits mind üldse ei kannata, see on millest kõige tüütud tegevus.
no aga Pratchett ise ka ju ütles, et ärge alustage esimest. ja, aga mis teha, kui ta nii alustas, eks ju, ma ei saa. Ta ise ka noor. Ta alustas ka, nagu ta oma kuulest rääkima alustas. Ja, aga siis, kui ma mõtlesin, et ma annan ta võimaluse kuskil kolmandat ja see oli seal nõiaplikast ja siis ma juba leidsin ja moodiga ma olin müüdud mees, kuigi ütleb niimoodi kuskil hetkel ma jälle väsisin ära ja mul on jäänud pooleli see Pratchetti kettamaailm, aga ütleb nii, et esimesed on ikka kohutavad. Tähendab, mina oponeerin, ütlen, et esimesed 2 olid ka väga head. No ma saan aru, sina oled teistsugused, aga nad olid väga head. Ja siis, kui tuli see võluvõrdsus ehk 3. raamat, siis ma mõtlesin, et see on ka hea, aga seal üldse saime esimesed 2, eks ole. Ja ta on need esimesed 2 on omavahel seotud, ülejäänud ei ole üldse seotud, ülejäänud võib lugeda mis tahes järjekorras. No seal on vihjeid muidugi, jah, surmaliinis on eelmisel surmaraamatutele, aga need esimesed 2 on tegelikult ju üks pikk romaan mõnes mõttes. Aga mina kogemata lugesin õiges järjekorras, ehk ma olin juba lugenud Tolkieni ja Howardit, siis lugesin Pratchettit. Minu jaoks oli see esimesed 2 raamatut väga head, ma sain naljast aru. Ja ma andsin lugeda ka oma vennale, kes pole üldse lugenud fantaasiakirjandust eriti ja talle ka meeldis. Aga mingil pool sain naljast aru, kui ta polnud ekraanil lugenud. Tegelikult see oli nagu erinevate selliste ka sarjad, asjad, Xena, Herkules, asjad, seal mingid kaanonid asjad olid selged juba enam. Kell oli, mina pole kunagi Xenat näinud ega Herkulest ega midagi, ma ei olnud teleka vaata sel ajal, kui need olid. Ma tean Xenat, ma tean, et see oli see Lucy Loveless, eks ju, kenad kintsud ja seda ma tean. Aga olen näinud pilte ja, aga kõik muu, ega ma täpselt tea, mis seal on ja Paavemangi võib-olla. Aga ma küsin paar küsimust siin, kuna laua taga on ka 2 autorit, kes on siis üks rohkem, teine vähem ennast selgelt ka fantasy't endaks olulisena välja toonud oma loomingus. Et eks ole, Mahkra loomingu puhul üks selline ju sealt esimestest asjadest üks kõige selliseid silmapaistvamaid on see Ungolla mustad maagid, mis võitis ka Stalkeri. Ja selline on üsna selline klassikaline selline kangelasfantaasia ikkagi oma laadilt. Aga hiljem oled sa kuidagi ja just pigem selline, ma ütleks nagu Howardlik rohkem, eks ole, aga nüüd sa hoopis rääkisid, et sul tegelikult on Tolkien olnud väga oluline autor sinu jaoks. Samas sinu loomingus ma kusagil mingit Tolkienist mitte midagi väga ei näe. Ma olen kuulnud, et naised saunas rääkisid kunagi, et Mahkral oli see, et kui ta luges Howardit, Tolkieni ja Lovecraft, siis käis tema keeles ka suur pauk ja et nüüd on see tema see katekismus, et tegelikult sa ei saa neid lahus hoida. Aga ma ei tea, kas see tõsi on. Aga nüüd hiljem on seda fantasy't su loomingus üha harvemaks vist jäänud või mis räägi, kuidas see on niimoodi kujunenud või mis? No ma vahepeal pettusin fantaasiakirjanduses, et mulle tundus, veidi tundub siiani, et see žanr ongi kuhugi toppama jäänud, et Tolkieni keegi üle pole kirjutanud, mingit šanssigi pole olnud selleks ja ka see mõõga ja maagia kirjandus, Howard tegi selle ära, jällegi keegi üle pole löönud ja minu jaoks need fantaasiakirjanduse, ütleme, viimaste aastakümnete arengud on kuidagi mööda löönud, et mind ka jõkad üldse ei eruta mõtte, et ma hakkan mingist 10-köitelist tellist läbi lugema. Ma ühe sarja olen läbi lugenud 30 raamatut, see oli see Legend of Drizzt, Dungeons & Dragonsi raamatud ja ma leidsin, et sellega mul linnuke kirjas, et ma ei taha mingit tohutut asja ette võtta. Ma mitu aastat vaatasin seda vägitükki, kui lugesin neid raporteid. Aga põhimõtteliselt see Ungolla mustad maagid oli nii-öelda minu kui siukse noore Howardi fänni, kõik see Howardi fännus oli siin ühte loosse kokku pakitud. Ja ma justkui enamuse ütlesin ära, mis mul öelda oli selle ühe looga. Ma küll proovisin paari järge teha sellele, aga alati ma leidsin, et see hakkab ennast kordama, et ma ei suuda enam nii hästi seda teha ja võib-olla sükest lugu saabki kirjutada, kui sa oled võrdlemisi noor ja kogenematu kirjanik. Et siis sa ei mõtle liiga palju sellele, et kuidas ja miks ja kas peaks, vaid sa lihtsalt teed. Sest see on Howardi need lood ja tema see maailm on nii hinges, et see tuleb iseenesest. Tundub, et tuli kogemata hästi, aga ma rohkem ei ole väga üritanud, jah. Aga ometigi nüüd sinu see viimane kogumik või siis esikkogu Must vend, et seal, eks ole, see Must vend juba ise on selline mõneti selline elriklik lugu või natuke selline oma motiivi poolest, kuidas siis kangelane hukutab oma armastatu või ei hukuta või kuidagi niimoodi. Seda, et see on elriklik lugu, seda sa ise ütlesid mulle, ma ise ei mõelnud sellele enne. Minus on see Silverberglik lugu, aga... Minus on ikka muurlookilik lugu, mul endal tundus ka. Aga samas on sul selleks ole ka siis see krimilugu Hundid kütivad öösel, kuhu sa oled millegi pärast
just nagu selle krimiloo pannud ka tegelikult ikkagi klassikalisse fantasy maailma. Tähendab, see lugu oligi üks neist äpardunud katsetest sellele kolla-mustadele maagidele järgi kirjutada. Ja siis ma nagu selle mitmekümneid kordi läbi nämmutatud riismetest ehitasin selle krimiloo kokku. Et kuna mul siis oli juba mingisugune krimikirjanikuks alge oli peas juba olemas, siis ma mõtlesin, et prooviks, kuidas on seda krimiplotti kirjutada ja noh, kuidagi see sobitus kokku selle fantaasia maailmaga. Okei, nii, aga Mannu, et näed siin kolleeg kõrval ütleb sulle, et fantasy on ennast nagu üsna ammendanud, et... Siis tee niimoodi, kirjuta seda, mida ei ole varem kirjutatud, vähemalt mida sa ei ole varem lugenud. Aga fantasy on kõik ära kirjutatud juba. Siis ei ole kirjutada seda, mis ei ole kirjutatud. Et sina ju oled sageli ennast defineerinud nagu eelkõige just fantasy kirjanikuna, et sul on see kõige nagu olulisem žanr. Kui ma ütlen peale Moorcocki ma olin müüdud. Ma olen täiesti müüdud. Peale Elliku saagat. Polnud enam lootus ka, ma välja rabanen kuidagi. Ja kui tulid veel Anderson ka murtud mõõgaga jumalatu sõjaga, ja siis no, mis ei enam rääkida. Et Tolkieni ma suutsin lugeda, Käevik mulle väga meeldis, eks ole. Aga 2 kantsi poole peal oli mingi trükipraak ja mõtlesin, jess, ma ei pea seda enam edasi lugema. Aga minu arust nagu fantasy'ga on nagu see asi, et minu arust nagu fantasy sõltub, ütleme, rohkem sellest autori isikust võib-olla kui mõni muu žanr, et minu arust nagu see autor peab nagu selles maailmas nagu ise väga hästi sees olema, ise uskuma seda. Et noh, mingisugust, ma ei tea, teaduslikumat ulmet või sellist asja on võib-olla võib kirjutada nii öelda igaüks, aga noh, ütleme, no mitte päris nii, aga et kui on mingisugune, noh, Tolkieni isik, noh, tema see isik ja tema see elukäik määrab selle ju, mille ta lõpuks kirjutas ja noh, Howardi isiksus on ka ju nagu väga oluline tema loomingu juures, et noh, sellest nagu fantasy't minust igaüks hästi kirjutada ei suuda. Aga ma küsiks ühe küsimuse saali. Just kui ma seda vestlusemgi kokku panin, siis must oli kuidagi mööda läinud info, et kohe ilmub Veiko Peeliarsil fantasy kogumik. Ja ma saan aru, et see tuleb põhiliselt teemaks jutuks, eks ole, augusti alguse Tartu ulmeüritusel, kus Mannu siin küsitleb. Aga ma küsin... On olemas juba. Aga ma küsiks nagu saalist sinu käest, et noh, kui sa ju alustasid ulmekirjaniku teed seal 90 keskel, et siis sind juba eelkõige seostati just nagu fantasy'ga ja pluss siis see Ashinari raamat. Et ja hiljem, noh, oled sa nagu pidevalt neid teinud juurtega, olgu ta siis see Kassili sari 2005, mis sai kaante vahele ja... Et kuidas see sinu jaoks nagu see, mis seal fantasy's kõige siuke 2 sõnaga kõige olulisem või sinu jaoks konksu nagu arvab sulle? Tegelikult jah, ma arvan, et meil on vist ilmselt põlvkondlikult Jürkaga väga palju sarnasust. Ma kuulsin Jürka vastuse ajal siuksi nimesid nagu Moorcock näiteks. Et noh, jah, ütleme Howard, Moorcocki ma lugesin tohutult palju vene keeles. Minu jaoks fantasy'ga seotud Paul Anderson, 3 südant, 3 lõvi, muutus mõõd, kõik need tema need suksed suured fantasy asjad. No jah, kui kindlasti ei saa üle ega ilmselt, ja minu jaoks naljakal kombel ma lugedes jälle vene keeles tol ajal üldse ei mõelnud nagu selle peale, et nii Norton kui McAfee on tegelikult science fantasy. Mina lugesin neid rohkem nagu fantasy asjadena. See on juba siuke niidi pooleks ajamine. Jah, et noh, minu jaoks jah, pigem ikkagi okei. Howard ja Tolkien, aga ikkagi ka Anderson ja Moorcocki, just see Moorcocki iga see kangelase, see lõputu saaga, eks ole. Multiversum see. Ja see lõi selle katuse paigast ära natukene. Okei. Aga kes sul Moorcocki lemmiktegelane on? Ma millegipärast arvan, et Koorum. Koorum, jah. Kas sul oli ka Koorum esimene, keda sa lugesid? Ja täpselt, ma tahtsin öelda, et võib-olla sellepärast, et see oli üks esimesi, mida ma lugesin. Mul ka. Okei, aitäh. Eks, noh, mõtlen, te jõuate seda sinu fantasy külge lahata augusti alguses põhjalikumalt ja ma tulen ise ka sinna juurde küsima küsimusi kindlasti. Tahtsin öelda ühele maagi, see science fantasy tegelikult see siuke olude sunnil tegelikult mõnes mõttes tekkinud žanr, kuigi ta oli olemas ka siis, kui fantasy oli koš 30-40 mingil määral.
aga tegelikult 5. kus oli SF-i võidukäik suuresti, Science Fiction võidukäik, ja siis oli see, et kui tahad Fantasy't kirjutada, mis sa siis tegid? Sa tõstsid selle asja paralleelmaailma teise planeedile, et ja seal pead ikka lassid ikka lohed, võluid, eks ju, noh, et ühesõnaga, no see Clarki see ütlus, et advanced tehnoloogia on eelistatud maagiast, eks ju. Ja nad samas Break the Camp, eks ju, kes see Konani bassistiga, sest temal oli ka ju tema see kõik see portugalikeelne kosmosesai, see Viagents. Interplanetarias. Ja see oli tegelikult nii, et need kõik, mis olid sinna fantasy lugudena kirjutamata, ta kasutas neid lihtsalt ära, viis kuskil kosmos teise planeeti, kus tundlatega tulnud klassid ja mis seal on kõik. Jah, siin ongi üks selline üpris nagu huvitav teema, mida mina lugesin Brian Murphy mõned aastad, juba äkki 10 aastat tagasi ilmunud mõõga ja maagia kirjanduse selline ajalugu, mis ta andis välja, Flame and Crimson on see raamat. Ja sellest ta nagu toob välja sellise nagu huvitava tendentsi, et need mõõga ja maagia kirjanduse buumid, mis on nagu tulnud üle paarikümne aasta, et need on nagu veidras, aga väga selges seoses selliste ühiskondlike protsessidega. Et kui see, eks ole, kõigepealt nagu tekib, kui see nagu välja sünteesub seal kusagil 20. 30. siis peamiselt Howardiga, seal on teisi autoreid veel, Clark Ashton Smith ja et kui nad nagu selle välja sünteesivad, et tegelikult nagu noh, et see on selline, et see selgelt on mingisugune reaktsioon siis varem toimunud suurtele ühiskondlikele kataklüsmidele nagu Esimene maailmasõda, tapatalgud, siis meeletu gripipandeemia, mis selle otsa tuli, siis edasi 20-ndatel, eks ole, pärast lühikest tõusu tuleb suur majanduskriis ja 30-ndatel on niisugune, ja siis meil totalitaarsete režiimide tõus veel selle kriisi tuules, ehk et nagu selline fantasy, eriti just selle mõõga ja maagia selline tõus on siis selline reaktsioon sellisele ühiskondlikele väga turbulentsetele arengutele ja siis nagu kahest küljest, et üks on siis loomulikult selline lihtsalt nagu eskapism või põgenemine kuhugi välja mõeldud seikluslikku muinasjutumaailma, aga teine ja mitte vähetähtis nüanss on just see, et eks ole, inimestel oli selles pärismaailmas kujunenud mulje, et neist ei sõltu mitte midagi. Et nad on mingid mutrikesed hiigelsuures mingis valmis masinavärgis struktuuris, tehnoloogia järjest pööraselt arenes, ka seal 2030 oli kraad ja teleasjandused, edasi tuleb aatom juba, et inimestel oli nagu mulje, et nad on nagu täielikult agentsuse kaotanud ja sellised täielikud mutrid ja siis selle reaktsioonina tekibki siis sellist suurte tugevate kangelaste kultus, kes siis kuskilt tuleb õilis kangelane, kellele loota. Ja kangelane, kes põhimõtteliselt nagu sülitab süsteemidele, struktuuridele, kes on siis selline anarhist nagu Conan, eks ole, kes siis küll hiljem ta maandub ise ühe kuningaks, aga ikkagi alguses on ta varas pätt ja kes nagu ikkagi nagu, kui tahab, sõidab üle kõigest, et ta ei ole mutter. Iga maag on kuidagi a priori. Ja teist korda, kui eks sulle tuleb järgmine mõõga ja maagia buum, seal 60 keskpaik, 70-ndad, see on jälle täpselt sama olukord. Et Kuuba kriis ja väga reaalne maailmalõpu hirm tuumasõja tõttu, edasi Vietnami sõda, siis kõik need erinevate ühiskonnagruppide mässud, mis seal hakkavad, neeger, nais, noorte, tudengite, kõik mässulaine, narkootikumid, seksrevolutsioon. Et jällegi selline väga turbulentne aeg maailmas ja siis tekib siin täpselt uuesti see Lancet Booki Conani ja Tolkieni raamatute buum, et jälle inimesel on vaja täpselt sel hetkel siis, kui tundub, et temast ühest küljest midagi ei sõltu, on vaja selliseid kangelasi, kes sellise oma käsivarre ja mõõga jõu või sõjakirve jõuga siis nagu tegelikult näitavad, et võib sõltuda küll ühest inimesest. Kas tohib kommenteerida? Et näiteks kui me vaatame, me mäletame Nõukogude lõppu, eks ole, siis sellised filmid nagu Rambo, mis iganes Terminaator, muud sellised filmid, kus on üks muutudest, ütleme, pungil mees, kes on individualist, ta on indiviid. Ja Nõukogude aeg, mis on mõeldud kollektivismi arendamisele, siis meie kultuuris see oli kohutavalt populaarne. Sest Nõukogude Liidus, kui on üksik kangelane, siis ta sureb, sageli kollektiivi nimel. Aga see muudab, see muutis seda Nõukogude inimestele niivõrd atraktiivseks, kõik need Rambod, kõik need Schwarzeneggerid ja nii edasi. Üksik hunt. Ei, mitte see, vaid see, et minust sõltub midagi, ühest mehest võib midagi sõltuda. Aga üksik hunt, Chuck Norris, rahvuskangelane. Kusjuures ma pelgan, et Chuck Norris isegi ei ole nii populaarne kui need teised.
vaata on jah, Venemaal ikkagi Rambo ja Conan ja need Komando. ja ikkagi see Svats ja see ja siis võib-olla Steven Segal natukene ja Dudikov ka ja American Ninja. Ma korraks veel, kui ma lugesin neid Conaneid, vanasti neid hästi palju saada vene keeles. Vaiki jaama turud sai osta nagu meetrit, aga mul siiamaani pool neid alles riiulis. Ja seal on üks inimene, kes kirjutas nagu ühes teises raamatus, ta sai aru, et ta vaatas seda filmi, kes noor on meie siis selle ajal, ütles, et ma sain aru, et see on minu kangelane. Ja see saatis ta päris läbi terve elu. Ta oli taaskehastaja, see on rekonstruktor ja üks sisuliselt ülejäänud täiskasvanu elu, mis oli 20 aastat, ta tegeles sellega, et ta lõi endale soomuselusid, mõõpööl ja kõike veel, et olla sarnane selle indiviidiga, kes tuli kultuuri. Okei, sul oli ka... Jaa, mul oli tegelikult selline küsimus, ma tahtsin minna kaugemisse minevikku, selles mõttes, et me alustame ja räägime siin Howardist kui mõõga ja maagia algusest, aga keegi mainis siin juba ka muinasjutte ja mina küsiksin nagu selles mõttes, et ma tulen muinasjuttude ja Howardi vahele ja küsin, et kuidas te defineerite ükskõik millises iteratsioonis ja muuseas ka selle valguses, et kas need võiksid olla mingisuguse pöördeliste aegadega populaarsus seotud. Võtame kõige klassikalise mõõk ja maagia, kuningas Arturi lood. No nad ei ole klassikaline mõõk ja maagia tingimata. Miks? No siin üks väga oluline žanri erinevus, mis tehakse, on sageli see, et see tolkiinlik nagu kõrgfantaasia või eepiline fantaasia, et seal justkui nagu päästetakse maailma. Aga mõõgas ja maagias ei ole maailma päästmist reeglina, et kangelane ajab valdavalt mingeid omi asju, mis sageli ei ole kuigivõrd moraalsed. Maailma võib saada ka mööda minnes, see ei ole eesmärk. Aga mulle tundub, et kuningas Arturi lood on ikkagi ka selline sul laias plaanis maailma päästmine. Aga kas nad tingimata, kas nad algses iteratsioonis on, sest tegelikult Mällovi kirjutas nad ümber teatud selle järgi, aga nad olid tegelikult ju... No jaa, aga tegelikult kuningas Artur sai üldrahvalikuks menuteoseks just tänu Mällovile. Enne seda oli ta siis üks müüt nagu kõik teised. Minu meelest ongi vahe pigem selles, et kuningas Arturi teo on mingid müüdi erinevalt mõõga ja maagia sellisest fantasist, mis on puhas välja. See on lõputa vaidlus, kas Kreutzwald ja Eesti rahva ennemusi jutud on ulme või ulme. Ühel on autor, teisel on koguja. Kas Kreutzwald on ulme? Aga okei, et jõuda siia tänapäeva välja, kus me lubasime ka Jarrost ja seksi, aga siis me liiguski... Kas Jarros on seksi sümbol? Ei, ma sinna jõuamegi kohe. Aga veel üks asi selle teise buumi kohta, mis seal puhkeb seal, eks ole, 60-70-ndatel, kui tulevad need Tolkieni raamatud ja need Conani juttude sari ja siis mõlemad müüvad üle maailma miljonites, et ta tegelikult nagu sel ajal tekib ka mingi selline nende kahe vahel selline nagu selge rivaliteet või konflikt just selles mõttes, et selline, et see mõõk ja maagia, mida seal hakkavad kirjutama siis terve uus plejaad autorid seal, Moorcock, Leiber avastab selle uuesti enda jaoks, eks ole, neid on seal veel palju, need Nortonid ja kõik mainitud, ehk et ütleme, mulle kuidagi jääb mulje ja seda ma loodan ka järgmisel suvel järgmise koguga näidata, et see 60-70-ndate mõõk ja maagia on sageli üsna selline eksperimentaalne. Samas kui selline tolkiinlik kõrgfantaasia on hästi-hästi turvaline ja hästi selline konservatiivne ja traditsiooniline, et see nagu, isegi nagu lõhub vähem selliseid mingid üldiseid struktuure, aga selline mõõk ja maagia seal natukene teeb ka, kuidas öelda siis, paneb punki natukene, teeb mingit mässumeelsust. Ja ma küll seda nõus sellega, sest see nii oligi, sest et vaata tegelikult muidugi see üks õnnetu asi on see ka, et Tolkieniga, siin Tolkieni ülekirjutamist oli paremini ja Tolkieniga väga raske, sest Tolkien tegelikult esiteks seda kuningas Arturi asja, töötas oma sõmuse saagas, eks ju, ja kõike muud. Ja nagu Sapkowski ütles, Tolkien nagu mingi Toni kasakas laskis kogu selle mütopõllu seal risti põiki trampis läbi, et ükskõik, kes tuleb pärast teda, mida ta tahes teeb. Ja kõik ütlevad, et ikkagi Tolkieni mingi kloon või järgija või et see Le Guin tänu sellele rokkiski, et ta võttis selle idamaise fantasy, läks nagu mingi arhipelaagi värk, eks ju, et ta hästi vilistas Tolkieni sellele skeemile. Et selles mõttes nagu see kogu see, samas need toimetajad või Lester Del Rey ja tema abikaasa, kes seda lansseeris, seda paksu fantasyt, eks ju, kus olid need eepilised asjad, nemad ju tegelikult tahtsid kogu see sama asja ju tegelikult
mõnitlust. Ma ei tea, kas täpselt, aga nad olid ikka konservatiivsed toimetajad, ma saan aru. Martin ja sõbrad vist mõnitsid neid suisa vist, kui sina pead selle. aga noh, ütleme samal ajal, eks ole, seal 60-ndatel tuleb ka just see kirjanik, keda siin on täna juba palju palju mainitud, et Michael Moorcock. Ja tema tegelikult on vist üks selliseid esimesi suuri fantasy kirjanikke, kes on avalikult ja korduvalt noorest east peale kuni vanuigi välja tänapäevani. Ta nagu, kui vähegi võimalik, siis ta igal pool nagu põlgab ja tabib nagu Tolkieni, et tema meelest, aga see muidugi see, et sulle Moorcock tuli väga sellisest vasakpoolsest, sellisest mässulisest Briti Londoni keskkonnast. Sainani Ringboard Tolkieni kohta. Lammus vist või inglise fantasy perse, mis ta siin oli see. See on nagu milline osa, mis ta on? Ei, ta on mingi maoist. Aga ütleme, Moorcockil oli väga poliitiline taust, aga tema ikkagi just seda Tolkieni nagu väga põlges ja põlastas sellist hästi konservatiivset ja sellist hästi nagu turvalist fantaasiat, et sellepärast tegigi Moorcock oma need maailmad, see oli hoopis teistmoodi. Ja eks hiljem on ka Steven Erikson on selline uuema põlvkonna kirjanikest, kes on ka öelnud, et temast läks omal ajal Tolkien täiesti mööda ja tema nagu fantasy sellises nagu teadlikkuses seda kirjanikku ei eksisteeri, et tema on hoopis muid asju lugenud, Howard loomulikult ja kõiki teisi. Üks märkus, minu arvates on paljud inimesed Moorcocki väga mööda. Ma olen korduvalt kuulnud mingi vaidluse, et Moorcock on päris jabu ja lollakas autor ja nad loetavad mingi põhjust väga loogikaga, aga tegelikult Moorcock aga Moorcock on tegelikult dekadent oma olemuselt ja Moorcocki seda ei saanud mingit võtta nagu kaalu tõsiselt, et tal on see, et kui hakkab peale kohe teadlik, mis ta on, kõigepealt ta magatab oma õde ja siis ta hävitab oma linna ja mis ta kõik seal teeb, eks ju, ühesõnaga, kes terve mõistuse tegemine teeb, eks ju. Et see on tegelikult siuke, hukkehäring on see langus ja see on nagu Moorcocki siuke põhikütus tegelikult. Aga lugenud seda nüüd nagu kas või Howardi või Tolkieni nagu võtmes, siis on mis asi see on, mis jama see on, eks ju. Aga eks ole, selle fantasy arengus nagu edasi kapates, et tänapäeva jõuda, siis ikkagi läkski niimoodi, et seal umbes 80-ndatel Mõõk ja maagia, kuigi olid populaarsed Conani filmid, ja nüüd need raamatusarjad ilmusid ka edasi kõik, aga üldiselt siiski Mõõk ja maagia kaotas. Sellised valdavad nagu jutusarjade fantasy nagu kaotas ja siis võidule pääseski see selline paksude telliskivi köidete sarjade epopöa, ehk siis selline, mida need Mõõga ja maagia rahvas. Aga Mõõga ja maagia rahvas seda on hiljem annus selle sükse pilastava nime vaniljefantaasia, vanilla fantasy, ehk siis selline imal, magus, pehme. Võta Donaldson, mis on ka paks, aga ei ole üldse imal. Aga Donaldson on ikka kuidagi seal vahepeal vist ja teda ka Steven Erikson, eks ole, hindab, kes ikka rohkem loeb endal nagu Mõõga maagia juuri. Aga ühesõnaga 80-ndad oli väga selgelt selline nende paksude sarjade periood, 90-ndatel see jätkus. Siis mingil määral, eks ole, George Martin ja teised autorid, kes on Synkmorni rajanud, loonud, et need nagu seda kuidagi reformisid. Samal ajal tuleb ka see noorte fantasy suur laine 90-ndatel, eks ole, Philip Pullmani Kompassilu sari, siis Rowling muidugi. Aga nüüd ongi siuke huvitav asi, et kui nagu tänapäeva jõuda, loomulikult praeguses ajastus on olemas nagu kõike. Me elame sellises paljususajastul, kus iga inimene saab endale noppida mingeid oma eelistusi ja seetõttu siis mingit sellist võib-olla laiemat ühist sellist kultuuriruumi on vähem, et meil on nagu vähem rääkida, me oleme vähem lugenud samu asju. Et meie põlvkond on veel rohkem, aga noorematel on see nagu võimatu juba. Aga nüüd ongi siis selline, et seal kuskil, eks ole, nullindad on selle Synkmorni siuke suur võidukäigu ajastu, kus igaüks püüab üha hullemaks keerata seda maailma, üha depressiivsemaks, üha vägivaldsemaks, üha perverssemaks. Ja seal mõned üsna hästi õnnestuvad, selles on Fletcher ja MacDonald, mingid kirjanikud, eks ma olen proovinud lugeda natukene. Aga minu jaoks nagu üsna üllatuslikult siis kusagil siin aastat, täpselt seda raske näppu peale panna, et millal, aga kusagil siin 5 aasta eest või natuke rohkem, siis kusagilt nagu hüppab esile siis selline žanr nagu romantasy, ehk siis romantaasia, või tere, mure kohe. Ja nagu ikka nagu kohe ei pane tähelegi, kui mingi asi on parajasti tekkimas, aga siis kuidagi mingil hetkel märkad seda, et midagi nagu on. Varem oli siin ka ju sel sajandil sellised imelikud žanrid nagu
nagu paranormal romance. ja kas ma mõtlen, kas see romantiline fantasy, see mitte sealt tulegi, vaata, kes see oli see Anita Blake, see mingi litsakas vampiir, mingi pikk sari või noh. See oli need urban fantasy asjad ju, tegelikult sealt läks see seksi ja see romantika ulmesse venitamist lahti tegelikult. Ja lihtsalt see, noh, see kangelas või see, noh, ütleme see traditsiooniline fantasy tegelikult, noh, on tegelikult päevalapteline juba sellele. Sest see, mis urban fantasy's toimus juba, noh, või kas võtta kas need True Bloodi asjad või noh, mis ta on see Superstarkausi asjad ja. Aga jah, et rohkem nagu hakkasin mina sellele romantasile tähelepanu pöörama kunagi paari aasta eest, kui Ekspress ja Rein tegi sellest mingisuguse justkui ülevaateloo ja siis seal keegi tütarlaps ajakirjanik pöördus minu poole, et kommenteerigu ma seda, et kas siis, et Romantasi üks peamine tunnus tema teada olla see, et Romantasisse on toodud võrreldes varasemaga sisse üsna palju seksi. Ohoo, kas siis varem ei olnudki ja kas siis tõesti Romantasile toodud ja enne kui ma talle siis vastasin, ma natuke uurisin asja ja vastasin talle, et minu meelest ei ole selles Jarruses kuidagi nüüd, sest Jarrus oli see tol hetkel juba populaarne autor, keda siis nüüd ka Eestis hakati paari aastast välja andma, need hiigeltelliseks paisutus puhutud köited. Aga ühesõnaga, mind tabas mingisugune kummastus, et tegelikult on seksi mingil määral kogu aeg olnud, on olnud nii Howardil seda mingi piiri nii... Isegi Conan sai, jah. Ja hiljem, eks ole, on ka kõigil nendel fantasy kirjanikel, kes on seda ka mõõka ja maagiat just teinud. No Reibel oli väga palju sükest fetiši ja sükest asja. See Moorkokki osa, seal oli kõik. Aga ma küsiksin nagu teie kogemusi selle romantasiga, et ma tegelikult ise siis, kui ma hakkasin seda vestlusringi nagu välja mõtlema, kui mul see idee tuli paar kuud tagasi, et siis ma haarasingi kohe, kusagil oli mingi odavmingi kampaaniast, haarasin mingi 10 euri eest selle esimese Jarruse köite, kus raamatu külje peal mingid puhked lohed ja... See on uus trend muidugi. Ja see on kohutav trend. Et see on raamatu mingi kinkeobjekt või mingi iluasi riiulisse, kus on siis need raamatu külje peal trükitud ka mingid asju. Eriväljaanne. Ja ühesõnaga lugesin seda Jarrost ja nagu selline, minu mulje oli, et nagu selline klassikaline, kuidas ma ütlen, selline noorte fantasy, kus on mingi võlukool ja mingi lohedega ratsutamine ja tõesti ka paaris... ratsutamine, kuidas see läheb? Seal ei ole seksi. Paaris peatükis siis oli ka seksi, aga sinna ma jõuan natuke hiljem, et ma saan aru, et ma pakkusin ka teile välja, et kui te viitsite lugege ka enne vestluse Jarrost. Ma 1 või 2 peatükki pugesin, aga siis tundsin, et mu elu on ikka liiga ülepitke. Aga me teame kõik, et Manju luges. Aga väga korraliku inimesena Manju luges ka Jarruse läbi nagu midagi. Mingi fotod süüdistused. Aga räägi oma muljetest. No mis seal ikka, et ega ta väga selles mõttes väga palju erine, et ütleme mõgase mantlis, eks ole, mõgase maagis tähendab, on nagu eesmärk tavaliselt, kas mingi koll maha lüüa või midagi sihukest, seal on lihtsalt teine eesmärk. See on eesmärk kutt kätte saada. Laske iseloomu kutt, eks ole, ja siis kes hoiab täpselt õieti. Videemiks siis põhimõtteliselt või? No sisuliselt küll jah, et nagu mitte midagi uut ega huvitavat, et lohede teema seal oli muidugi, aga see tänapäeval on see teema, et kui sa tahad midagi lohe sisse tuua, siis on mingi oma kiiksunele välja mõtlema lihtsalt. Et sul ei ole võimalik enam lihtsalt mingi smaugi kuskil üle kirjutada. Aga muidu vist ikka oli siukene mitte eriti huvitav, aga samas lobedalt kirja pandud mitte miskile. Said samas, et midagi edasi seoks kaasa? Tähendab, jaa, muidugi, et umbes saab kirjutada 430 lehekülge romaani ilma, et see huvitavaks läheks. Kokku on 600 512. 512 oli kokku, jah. No saab midagi uut välja näeda, kuidas mahu koodisse saada. Jah. Ma arvan, et siin oli lubati rääkida seksist ka. Kas see juba oli ära või? Kohe... Meie ümber auguni ju tiimitsema palju. Aga jõuangi sinna, et tegelikult see palju lubatud, mida mulle Ekspress ja Reini tütarlaps lubas, et see seks, kes oli Jarruses. No, ma ei salga, et ma tegelikult, kui ma selle raamatu kätte võtsin, siis ma esimese asjana küsisin Google'i kunstmõistuse käest, et mis peatükkides siin raamatus siis on seksi kohad. Hiljem ma lugesin korralikult terve raamatu läbi, aga need on peatükid 30 ja 32, kes ka ei viitsi tervet raamatu, kes siis tervet raamatu lugeda. Ja alustasingi nendest 2 peatükist siis. No tegelikult ma olin kunagi varem ka algust lugenud, mul on see põhivärk on teada, et mingi võlukool ja kutt ja plika, eks ole, ja lohed. Ja siis peatükist 30, mis on raamatu üsna lõpus juba,
siis tõesti on selline umbes 12 lehekülge pikk peatükk. Ja see on siis selline kuidagi hästi selline aurune ja higine selline seksistiine, seksistiine, aga samas andku teine sugu mulle andeks, aga mina kuidagi sildistan sellisest nagu et see on nagu minu arusaamas nagu selline, kuidas nagu naisterahvas näeb seksi. Ja siis see seks on kuidagi selline ühesõnaga sellest kuidagi suudetakse 12 lehekülge seda ühte nagu siis seda seksistseeni kirjeldada nii, et tegelikult nagu seksi ei kirjeldata. Vaid ainult selle ümber mingid selliseid õhk on nagu selline nagu emotsioonidest. Sa mõtled kõik see, et oi kui suur ta on ja kui hästi sobib, et see nagu ei ole seksist kirjeldamine või? Jah. No ja ta ei ole siuke Maja ajakirjast kiilis. Ma tahtsin küsida, kas te olete mõeldud selle peale, et see nagu võimatus nagu aru saada, et miks, et kui Võlgas ja Maagias on juba seksi, siis miks keegi, kes loeb romantasid, tahaks teistsugust seksi? Kas selle taust ei võiks olla selles, et erinevate inimeste jaoks on seks erinevat moodi? Mõne jaoks on tegemist seksiga ja täpselt samal hetkel teise jaoks võib olla tegemist pettumusega ja vastupidi. Vabalt võib olla, aga küsimus on selles, et kui seda reklaamitakse, siis välja seksina. Muide, kunagi ütles Stephen King fantasy seksi kohta kuldsed sõnad, et enamjaolt on see seksi suurt ei ole ja lisaks on see ka tavaliselt väga fantasy. Et kõik see, mis seks, mis fantasy on. Aga kui me võtame selle fantasy ja seksi ja kõige sellega, siis et nõus, et on olemas erinevad lähenemised. Kunagi Sapkovski lahkas ka, kas keegi teab sellist autorit, meil selles Läki, üks kohutav kahvoman on, või kahvoman töötab palju ja pärast väga igavaid jubedaid asju, kõnelevad hobusid ja nii edasi ja tüdrukud on põis seal ja siis tema oli nii, et tal alguses mingid 2 naistegelast, kes seal nagu omavahel midagi nihverdasid seal, aga siis ta mingi hetk otsustas, et nüüd kõik juba tiivad kannavad, toob meestegelasi seda mehe-naise sekssuhte. Mina ei ole seda autorit lugenud, Sapkovski oli iga ta naes nagu hüään, ütles, et tema küll ei tea ühtegi meest, kes midagi sellist tahab. Aga ma ei tea, mis see oli, ta delikaatselt öelnud ka, mis see toimus. Selles mõttes on see, et see ongi, et ja fantasy's on veel see probleem, et fantasy tahab kõike, fantasy kirjandus ütleb, mis tahab üldse kõike visuaalselt väga näidata. Ja see ongi see probleem, et see seksiga ka, et siis on 2 varianti, kas sa teed sellest jubeda pornograafia, eks ju. Et kõik on paljad ka künkad ja kõik on paljad, eks ju, ja mäed ja künkad ja metsad ja oud, kõik on paljad ja aasti, eks ju. Või teine variant, et siis ongi siuke õhkamine, virvendamine ja see, ma ütlen Andrew Norton 6. raamatut, see ka täpselt samuti oli sellist tunnet ja ilmselt ka seksi, ega seksi ka ei taha lihtsalt, eks lapsed ju tulid seal kuskil nendel kaarel tegelasel. Olgem ausad, fantasy kirjanduses mõõk on niikuinii peenise pikem. Jah, tähek, mis isa mantlit lõikab. Tahul ja kibed tükk aega juba. Ma enne tahtsin tegelikult, see oli nagu teatrikunstis öeldakse, see juurde lause, see kahveldab enam-vähem, et teie kui selle fantasy kurud meie juurde praegu, et kuidas te kirjeldaksite Tolkieni suhet seksi, kui see üldse olemas? Seda ei olnud. Meil on öeldi, et lapsed kuskil tulid, kõik said seal kuskil lapsed. Tekkisid tolmust ja ma ei tea, millest väikse. Selge on see, et kui me vaatame Howardi konanikust, seda see seks on suhteliselt eluterve. Ta on sageli olemas, eriti venekeelstes väljaannetes. Nii. Ta on sageli olemas, aga kui me vaatame Tolkieni, siis vahepeal mulle jääb mulje, et Tolkien ei tea naistest vist üldse mitte midagi. Tal on pojad. Sellepärast olidki haiged. Kahjuks tal olid pojad. Ta on sellepärast olid haiged ju mitte naised. Midagi mul on õnnes. Jaa, tal oli ka terve hullik lapsi. Ta teadis, et ta teeb mida teha. Need hullik ei olnud üks. Kahjuks oli Christopher Tolkienist. 3 poega. Christopher on see kõige tuntum, kuigu tuntum, eks ju, aga 3 poega oli. Kas on olnud see mingisugune Tolkieni teos, kui te teate, kus kohas seksi, kas või ei ole? Aga minu arust Tolkien kuskil nagu on kirjutanud, et need haldjate vahel nagu, et nad teevad seda vanainimeste asja tõesti korra. Ja see on nagu ja nii nagu piisab sellest. Ja Heidi toob üldse naised ära. Heidi naised üles. Ütles, et Tolkien on sellisel ajastul, kus seksi ei Ma ei ole nõus. Tolkien ei elanud sellisel ajal, Howard elas, ma ütlesin, et ta tegi tegutses aja. Tolkien ja Howard olid
aga okei, me hakkame tasapisi seda asja kokku tõmbama, mitte rahu, me ei lõpeta kaugeltki veel. Aga lihtsalt me hakkame siin... Lauril on programm siin põlve peal. Ja mul on konspekt, mis seda... Ramme tuleb ignoreerida. Aga et väga ladasti läheks kohe veel, siis jah, tegelikult ma ei soovin üldse seda Jarrose seda, nagu üdini iginaiselikku seksikirjeldust kuidagi alavääristada või niimoodi, aga lihtsalt ütleme selle ajakirjaniku kuidagi, jah, et mulle nagu andis mingid valed ootused. Aga seda, et kuidas... Ja see ühesõnaga, kunagi ma lugesin mõne aasta eest üle neid Howardi eestikeelseid kogumikke, väga head tõlked on Jana Peterson teinud siia. Ja leidsime sellise väga kentsaka seeni, kus otseselt nagu seksi ei toimu, aga ometigi on see muu meelest kuidagi tulnud kirjanikul, ma ei tea, kas tahtlikult või võib-olla tahtmatult välja kuidagi väga selline erootiline või imelik või perversne või ma ei tea, mis oli tema taotlus. Aga need katsuge veel kannatada, ma loen teile sellise 2-3 pikemat lõiku siit nüüd ette. Et see on ühes Konani loos, kus siis on üks piraadilaeva meeskond sattunud ühe saare peale ja siis on seal leitud mingi imelik värk. Nii. Konan siis vaatab pealt mingid seenudes, mingid olendid. Nende seas seisis üks kinniseotud alasti nooruk, kelles Konan tundis ära laeva kõige noorema meremehe. Tema siis oligi see vang, keda piraat oli näinud tassitavat üle rohuste künkanõlvade. Tõenäoliselt oli poiss kaaslastest lahku löönud ja läinud sisemaale kolama, kus põõsastikus valitsevad mustad mehed ta kinni krabasid. Konan kasutas parema puudumisel mõttes väljendit mustad mehed. Instinktiivselt tajus ta, et need pikad eebenivärgilised olevused polnud inimesed, selles mõttes, nagu tema sellest aru sai. Need ongi mitte inimesliigist. Temani ei kostnud ühtki heli. Mustad noogutasid ja viipasid üksteisele, kuid tundus, et nad ei kõnele, vähemalt mitte kuuldavalt. Üks neist, kes tükitas kinniseotud poisi ees, hoidis käes viletaolist eset. Selle tõstis ta huulte juurde ja nähtavasti puhus, kuigi Konan ei kuulnud mingit heli. Aga Zingara nooruk kuulis või tundis ja tõmbus kössi. Ta põppus ja väänles justkui agoonias. Ta jäsemete tõmblemisest sai nähtavaks seaduspära, mis muutus varsti rütmiliseks. Tõmblemine muutus rängaks visklemiseks, visklemine korrapäraseks liikumiseks. Nooruk hakkas tantsima nii, nagu kobrad tantsivad fakiiri vilepilli helide sunnil. Selles tantsus polnud ei hoogu ega rõõmsat ohjeldamatust. Tegelikult oli selles küll ohjeldamatust, mida oli hirmus vaadata, aga see polnud kuigi rõõmus. Tundus, nagu oleks vilede tumm hääl haaranud poisi peidetuima olemuse oma tiiraste sõrmede vahele ning pigistas sellest julmade piinadega välja salajaste tunnete tahtmatuid avaldusi. Need olid rõvedad tõmblused, iharuse krambid, sundluse raami pressitud allasuurutud nälgade avaldused, iha ilma naudinguta, piin, mis jubedal moel kaasnes lõbuga. See oli justkui alasti kistud hinge vaatlemine, kelle kõige tumedamad päevavalgust kartvad saladused on lagedale tiritud. Konan jõllitas metsikult vastikkusest paigale tardunud ja jälkusest vapustatud. Olles ise ehedalt loomulik, polnud ta teadmatuses kõdunevate tsivilisatsioonide väärastunud saladustest. Ta oli ringi uidanud Samoria linnades ning tundma õppinud kõlvatusadi saari naisi. Kuid siin tajus ta inimlikku manduvust, tublisti ületavat kosmilist nurjatust. Elupuu väärastunud haru, mille arengujooned jäid väljapoole inimlikkuse arusaamist. Teda ei vapustanud mitte niivõrd vaese poisi piinarikas väänlemine ja poosid, vaid nende olevuste kosmiline kõlvatus, kes suutsid päevavalgele tirida sügavaimat saladusil, mis uinusid inimhinge mõõtmatus pimeduses ning leida mõnu kiskudes juttunud esile sääraseid asju, millele ei peaks isegi mitte vihjama, isegi mitte rahututes õudusunenägudes. See ei olnud Konan. Kus see erootika siin oli? Ei, ütleme, et selles on mingit sellist... Siin on mingi perverssus või mingi seks või mingi selline keelatud... Ei, see on see Pool of the Black One. Musta olevuse tiik, jah. Mida Peeter ütles väga kehvaks Konani looks, et seda ei loeta. See on nagu Musta rannik kuningannas, ütleme nagu kloon loetakse. Aga noh, ütleme, siin on nüüd, kui ma selle kunagi panin paari aasta eest selle lõigu Facebooki üles ja siis seal inimesed, kes üldse nagu ei teadnud eriti tausta või kes ei ole kunagi nagu väga Konanisse või Howardisse süvenenud, noh, hakkasid seal all kohe isitama ja kilkama, et siin on mingi selliseid kirjaniku selliseid
latentse homoseksualismi avaldusi võiks siin näha ja mingeid igasuguseid asju. no võib-olla ka sellepärast Silverberg tegigi Howardist ju sellise kapihomo oma selles Gilgamesh in the Outback lühiromaanis, mis Hugo võttis. tähendab, Howardiga oligi see asi, et kuna tal ei ole teada naissuhted ja elas koos emaga ja kui ema ära suri, siis lastis omale kuuli pähe, eks ju. siis tema kohta andis suhtumine, et ta oli siuke neurootik ja midagi ta naistest ega muust maailmast ei teadnud ja noh. aga tegelikult pikk aega sõlmis selle tšikiga. Nobali Price. ja no seda küll, aga see unustas sujuvalt ära. ma saan nagu Laakvõrd unustas ära, et ta on isegi abielus olnud, eks ju noh. et ega lihtsalt ega inimesed ei veitiseerinud ega või näidanud sellele niimoodi välja, ei olnud kroonikat välja, et ui, sinu pole vatt ja. Howard on nagu huvitavam tegelane, kui tal on see lugu, mida sa rääkisid taustal, et elas koos emaga ja laskis maha ja. aga noh, see on jällegi tegelikult ju see El Sprague the Campi pandud siukene selline amatööri pandud diagnoos, et noh, Camp tegi need eluraamatud nii Lovecraftist kui Howardist seal 70 lõpul, 80 alguses ja sellega ta pani umbes 20 aastaks nagu sellise mingi sellise amatöör Freudiani siukese diagnoosi, et lihtsalt mängu igaveseks. aga hilisemalt kõik biograafiks on nagu uurinud nagu põhjalikumalt nii Lovecrafti kui Howardi siis asjaolusid nagu noh, lükkavad mõlemad The Campi raamatud ümber, et noh, need on lihtsalt tegelikult nagu väga vildakad ja väga sellised noh, populaarsed käsitlused mingisugustest neuroosidest ja asjadest ja nii edasi. et see Howardi enda kodulehel, või see pidi Howardi enda, aga tema selle maja kodulehel on tema see elulogu nagu palju nagu kainemalt kirjutatud välja tegelikult, et noh, et ta ei kainem, et ta ei olnud midagi, mingi neurootikaga midagi, ta oli lihtsalt väga, ma ei tea, pühendunud. Emale. ei no seisnegi võttes, mis neurootik, tüüp oli väga korralikus füüsilises vormis, teenis hästi pappi, et saad aru selle 3. Texasest tüübil oli sõiduauto isiklik, nagu see oli elakord ikka räme vaadandus ikkagi ja noh, et selles mõttes ei olnud tal midagi elule häda ega noh, ei olnud ta mingi õnnetuse hunnik nagu seda. aga jah, et kui nagu püüda seda, noh, seda juttu kokku võtta, et noh, tegelikult see miks ma selle Jarrusega sidusin selle asja, no esiteks oligi see, et sellest, no kui seda Jarrust ma nagu lugesin, tegelikult seal nagu üht-teist nagu Mõõga ja Maagialikku on tema selles romaanis, selliseid nagu seiklusi, mis on omased varasemal Mõõga ja Maagial seal leidub. aga teisalt jällegi noh, midagi sellist väga õudset ma seal ei täheldanud, küll aga ta mahub sellisena täiesti mustrisse, et noh, alati, noh uuemal ajal ongi alati saanud väga popiks just tegelikult sellised võib-olla mitte kõige eripärasemad, mitte kõige nurgelisemad, vaid sageli üsna sellised keskpõranda tekstid, sest no ega ka ju, olgem ausad, ma ei taha fänne pahandada, aga ega ju Rowlingu Harry Potteri sari ei ole milleski innovaatorlik ega milleski kuidagi väga kõrgtasemeline, ta on lihtsalt selline väga hästi tehtud, väga hea käsitöö tulemusena. Väga hästi õmmeldud, väga põhjalikult läbi komponeeritud nagu selline asi. Ja võiks olla parem, mida viimastel osadel oleks saanud ka toimetaja asi. Ja kärpid oleks pidanud. Et selle mõttes mahub nagu see Jarrus väga hästi nagu mustrisse, et mis temast on saanud praegu selline suur bestseller üle maailma ja isegi Eestis, kus nagu ulmeraamatud välja anda on üsna hullumeelne, antakse neid Jarruseid, eks ole, välja nende loheldiga külje peal. Ta on teises nišis, ta ei ole ulmekana, ta on naistekana. ja see on see, minu meelest Jürka oli see, kes ütles geniaalsed sõnad, kas see oli Videliku suhtes äkki, et see on indlemine ja tundlemine. Võib-olla, ma ei mäleta küll, aga võtan omaks, kui peaks küll, eks ju. Aga see, neid antakse välja tegelikult, nad on, noh, ma ei taha öelda midagi naistega, ma öeldega ükskõik, mis ma ütlen, ma ei arvusta mitte mingit kirjandusest, ei ole olemas õige kirjanduse valemit, eks ju. On olemas abitu kirjandus, aga õige valet kirjandust ei ole olemas, eks ju. Ja tegelikult need paljud asjad on tegelikult tänapäeval, nad ei ole ju samas ajalännu asi, mida Vaagak alustas, mida nüüd kunagi rohkem edasi tee, et need on kõik ju tegelikult naistekad. Noh, naistekas kui žanr, mitte arvustav hinnang, vaid ega diagnoos on naistekas kui žanr, nad on tegelikult kõik naistekad, eks ju. See on selline, osad on need ebareaalsed, need tundesuhted, eks ju, no mingi totaalne sinisukk või sihuke plikatirts, kes kunagi ei tohiks ühelegi macho mehe tähelepanu pöörata, aga seal on kindlasti mingi piraat või mingi jõhkad muravad seal üksteist vastastikku, eks ju, no mis on täpselt sihuke, no haige ajusünnitusega, lugejale meeldib, kes on mina tõiendada, eks ju, noh. Ja see Jarros läheb samuti pigem nagu või see mituulmes langustid või eks ju, neid loetakse kilomeetri kaupa, kõik lugemisvelgutuse grupi naistega on need läbi lugenud, eks ju, ja noh, isegi kui meeldib, ikka loevad. Kindlasti ei pea nagu Jarrose raamatud kuidagi häbenema, et no need on piisavalt profilt teostatud.
mina natuke nagu kõhtlen, et miks just need nii popiks pidid saama, aga noh, ju siis mingid asjaolud, tähtede seis oli siukene, et said need. See on tegelikult üsna tavaline asi, et megapopiks saavad asjad, mis tegelikult ei ole kõige paremad, pigem saavad asjad, mis kõige vähem hävitavad erinevaid inimesi. See on nagu võistluste. Nagu jutuvõistlus, igas juturomaani võistlus asi, et tegelikult tihti võidulugu ei ole see kõige silmahakkavam. See pigem on sageli siuke, mis kõige vähem ühis vihastab, eks ju, või noh, et ei ole siuke mingi või väga jõhker asi, siis pooled võib-olla anna talle pääli, aga noh. See on tegelikult loogiline, sest et nagu see oli see, mis oli, et esimest tapet tagumised ja keskmise koju tulevad. Ja leidetakse tagumised tapet. Looduses ka näiteks need loomad kõige elukamad, kelle kõik näitajad on keskmisel umbes. Kui võtame näiteks kepani, siis tal on üks asi, on hullult super. Aga kui ta keskkond muutub, siis ta varsti sureb välja sellepärast, et ta ei adapteeru sellesse. No kepa või ühest pudeliga ajast läbi läbi. Ja, seda ma tean. Aga kui me võtame hüäänid, siis neil on kõik näitajad umbes keskel. Ja nad on väga edukad. Välja arvatud eriti tugevad lõuad. Mitte neid. Tuleb ütlema ausalt, kriipud, täpid, ruudud, see kõik on. Nad on natuke enne. No, see on juba tehniline. Siin on juba Lauri Laaristad vaja juba. Kuidas nüüd tulevad küsimused? Kohe, ma tõmban selle ringi kokku ära. Lauri on endale küsimusi. Ma vajan, ei mul küsimusi pole, ma nüüd lõpetan, ma vajan sellist. Teil on üks küsimus. Ei, küsimused tulevad, aga pärast seda, kui ma lõpetan, selle jutu ära, tõmban meie jutu kokku. Et ühesõnaga, ma loodan, et me seda nagu meil siin õnnestus selle jutuga vast sinnamaani jõuda, või seda tõestada, et noh, ja ehk siis, et seda, et see vähemalt see on ühesõnaga mingisugune praegune siuke marketingi müüt, et selles Romantasis on kuidagi erinevalt varasemast nüüd olulisel kohal sisse toodud mingisugune seksi element. Ehk et, ja mina tahangi ka seda muuhulgas tõestada nüüd selle sarjaga, mida ma kavatsen jätkata, ehk siis, et praegu jõuab see tõlkekogumik umbes sinna 50. aastasse, aga ma tahaks edasi minna, et järgmine suvi tulla välja tõlkeköitega, kus olekski siis 60-70-ndate buumi need tekstid, kus on väga palju küll tõsi ka sellist nagu klonan tüüpi fantasy't, ehk siis Conani kloon tüüpi fantasy'd, aga on ka neid, mida ma mainisin, need nagu eksperimentaalsemad või sellised natuke nagu mässulisemad, nurgelisemad tekstid. Ja just see, et see seks on olemas ka juba seal Mõõgas ja Maages 60-ndate, too oli üldse väga seksuaalne ajast, eks ole. Ja hiljem, kui me jõuame siis lõpuks võib-olla mõne aasta pärast tänapäeva välja selle sarjaga, et siis vaatame, kuidas see seal nende tänapäeva Mõõga ja Maagia kirjanike tekstides on, sest et see žanr, kuigi jah, see žanr on siuke kuidagi, tal on küljes sinna silt, et see on väga siuke meesšovinistlik, ta on väga seksistlik, ta on väga konservatiiv, madalus ja poistekirjandus ja siukene tiiraste vanameeste kirjandus. Aga tegelikult on ju olemas ka praegu selline moodne Mõõg ja Maagia, mida siis esindab ajakiri New Age, Sword and Sorcery. Ja see ajakiri siis just ka jällegi, ta võtab väga selgelt, lähtub sellest Mõõga ja Maagia vanast traditsioonist, nendest autoritest, kes kõik olid, C.L. Moore, Brackett, Norton, Dennis Lee, et need on seal siukest nagu au sees, need naiskirjanikud, kes seal 70 tegid vaatavalikke tekste, aga neist nüüd nagu kuidagi ka jällegi rõhutavad sellist nagu naiskangelase lugusid, aga just väga selgelt on selline lühiproosa rõhutamine, et see ei hakka kirjutama mingisuguseid 1000-leheküljelisi telliseid, mis koguneb kümnestesse sarjadesse kogunevad, vaid see jääb lühiproosa sarjaks, see lühiproosa on see, mis on Mõõga Maagia parim vorm, kuna enamasti ikkagi need tegelased ajavad taga mingit sellist lihtsat asja, nad ei päästa maailma ega hukuta maailma. Aga selles on selline kõik nagu need moodsa sensibiliteedi nagu tulukesed nagu põlevad nendes New Age ajakirja lugudes, et tugev iseseisev naispeategelane, soorollide ümberpööramine või üldse sugude eitamine, nagu tänapäeval soov on ühesõnaga. Et ka selline alaliik on praegu täiesti olemas selles moodsas Mõõgas ja Maagias. Nende vanameeste kõrval saavad seda vana kulpi uuesti välja. Ehk et läänes on selline kirjusus, et kõike on. Ja eks kui me jõuame lõpuks selles sarjas sinnamaani välja, siis näeb ka seda servast serva kogu tema kirjususes. Aga just, et minu see tees on, et... Palju sul plaanis on sinna sarjas, kui ideaalis, kui raha leiad ja ära ei sure? Kui ära ei sure ja Kulka ikka nagu edasi toetab, nagu ta siin natukene toetas, et siis kuskil niimoodi 6 või 8 veitega tahaks nagu tänapäeva jõuda. Aga nüüd ongi ka see lugu, et... Kui tänapäeva jõuad, siis sa ise on otsas või see on Romantasi kogumik.
no vaatame, mis siis saab, võib-olla on siis tervis läbi. tänapäevast edasi. aga muidugi, et noh, siin on praegu ka see teema, eks ole, et nagu ma siin ka nagu täna juba kuulsin inimeste käest, kes seda raamatut nägid, et noh, et kuidagi lugu jäi ajapuudusel või muidu tegemata, aga tahaks teha, et noh, tegelikult minu soov oleks ikkagi teha ka just niimoodi edasi, et selle tõlkekogu kõrvale ka üks Eesti autorite selline Mõõga maagi kogumik. Ehk et noh, eks ma selle kuulutasin kunagi jälle sügisel talvel poole välja, et tahaks... kogu see on ikkagi Mõõga maagi asi, jah? Aga just, et see on noh, kuna sarja nimi on ju Mõõgad ja maagi. Ma ei tea, ma vabatun selja, aga ma ei näe. Ma kaane mitte kaugelt nägin. Ehk et noh, jah, see on minu ambitsioon, et ikkagi ka jätkan Eesti autorite kiusamist, kes veel ei saanud oma lugusid valmis või unustasid maagia oma lugudest ära. Sa ikka ajaloolise jutu ka vastu. No vaatame. Nüüd ma vähemalt tean neid oodata. Ehk et jah, ja noh, ma ütlen lisaks sellele, et näidata, et seks on kogu aeg olemas olnud, tegelikult tahaks ma teha ka just seda, mille pärast ma 97 aastal väga närvi läksin need esimeste Pratchettite peale. Ehk et ma tahaksin ikkagi, et eesti keelde jõuaksid nüüd 20-30 aastat hiljem ka need tekstid, mida Pratchett on parodeerinud, need kirjanikud, kes seal 70-ndatel seda fantasy tegid ja 60-ndatel, et see on nagu siuke esmane ülesanne. Minus on ikkagi väga suur selline rahvavalgustaja sees peidus ja ma nagu tunnen sellist motivatsiooni, et isegi kui inimesed ei taha, siis ma annan neid raamatuid välja. Kui ei taha, siis sunnime. Ei, kunagi, ma mäletan, me rääkisime selle aasta algusel, eelmisel aastal, kui tuli sul see Dracula külaline välja. Eelmine aasta, et siis Jürka ütles tegelikult väga hästi, et seal kuidagi tuli nagu jutuks selle esitusel nagu see, et noh, aga kui palju üldse siuke vana õuduse novellikogu tänapäeval müüb ja mis selle raamatu nagu noh, nii-öelda finantsplaan on. Aga siis ütles Jürka nagu väga hästi, et tead, tegelikult tuleb lihtsalt teha seda, mis nagu enda väga meeldib või mida ise tahad väga teha. Kõik nad mööda arvasti. Ja mina olen nende tulemustega nüüd üle ootuste hästi rahul, nii et mulle see, mis välja tuli mõlemal köitel, nii Eesti kui tõlke omal. Kui sa tahad midagi müüvad, siis sa pead Jallost või midagi, mis see oli see Udu ja Ogade kuningriik või see, mis ka ei müüd hästi. Saara J. Maas. Eneseabi õpikud anna välja. Ja see müüb. Kristalle ja siis mälulugusid, siuksed, et küüditamise ja mälestused ja siuksed asjad. Ma mäletan muide, kui ma vene keeles lugesin ja siis tuli see perestroika ja uutmine ja kõik see valget laikute ümber võõpamise, kus ma vihasin või tellitud ilge laadum venekeelse ajakirju. Siis mingi hetkel igalt poolt jutud, ulmejutud kõik visati välja ja tulid mingid ajaloolised ja valged laikud üle võõpas. Mul oli poole aasta mingi ajakirja papp oli, nii et tuli läks kohe ahju ette, see pole midagi lugeda. Vakruups Veetal ja nii. Jaa, ei kõik see Naani Siila ja Tsaavi perekonna hukkamine ja hukati, mis minu asi on. Ei no ma tahtsin lugeda head ulmet ja siis oli see ka, et raamat oleks nii kiiresti ilmuma, et ajakirjad ei jalgu, et raamat oli juba väljas, kui ajakirjad alles jutt käis, mingi hetke ja mustus kõik ära. Aga muide seksist, mul tuli meelde üks Leiberi jutt 4. aastast, kus oli Vahvade see Aliiverit, et oli siuke torn, mis oli piklik torn ja alla 2 madalat ehitist. Ja siis nad kangesid seda torni ja siis torn küll viskas ja vintskles püüdsid seal sees puruks loputada. See torn ja 2 madalamat, see oli Jõgeva kirik. Vanast teekonnast täpselt sinuke. Ja see on sellist kas 2. või 3. kogumikus. Et see oli see, et kus Leiber päris otse, et tal oli sellist väga varjatud, sellist fetišeeritud või sellist asja ka väga palju. No see on esimese aasta. No nagu siin selles teises köites näha on, et Leiber ja Spreite Camp on just need, kes toovad nagu mingi sellise irvituse või väga tugeva sellise huumorisoone sinna sellesse muidu nagu üsna surmdõsisesse Mõõka ja maagisse sisse seal niimoodi 40-50-ndatel. Et noh seda jah, et kõiki keda need Mõõga ja maagi erinevad näited huvitavad, et neid saab siis sellest teisest köitest lugeda, kus on just need. No Leiber tegi tegelikult niimoodi, et tegi kõik, et ta võttis väga tõsiselt. Ta on siuksed lugusid, kus on ikka täiesti siuke ikka noh, et ja kus ta on mingid, no ta teadsid igast neid oli, noh, võinet Spreite Campis ta tegelikult oli lugenud ilmselt Freudi ja kõike neid Jungi ja kõike, et ta tegelikult päris mõnuga tööpas kõike seda, mida ta oli lugenud ja teadis ja kus seda ta alkohoolik ka tükk aega, mitukümmend aastat ja siis ta oli seal, ega ta pidurid küsna maas ajuti, et. Aga no jällegi ongi kogemus. Et kes on lugenud seda, mis me eesti keeles andsime Orkluse raamatukogus siin mõned aastad tagasi välja, see nagu sarja kronoloogiliselt esimene raamat nagu tegevuse mõttes, kui need tegelased on noored peales tulevad. Et see on tal tegelikult vanuigi kirjutatud 3 lugu,
kus need karakterid on nagu hoopis teistsugused kui siis, kui ta neid hakkas kirjutama seal 43. lõpul ja alguses. Siin on üks selline varase perioodi lugu just sees, et siis on, no seal isegi ei klapi mingi, siuke mingi nagu jah, Fahrdi päritolu koht ei klapi ja siin on näha, et see sai seal nagu aja jooksul väga tugevat muutust. Aga jah, et võib-olla seal hiljem jõuame ka selle vana Leiberini, vaatame äkki jätkub fantaasiasse sari. Nii et jah, kuidagi ka mina siin teinekord alati ikka ütlen, et kuidagi nendest 3 alažanrist kõige tähtsam on ikka õudus või science fiction ka minu jaoks, aga siis kuidagi kuskilt jälle tuleb see mingi fantasy laine nagu mulle endale peale ja siis ma 2-3 aastat tegelen jälle sellega kuidagi. See algas, kui ma 2-aastasest selle Põhjakonna tegin ja kuidagi nüüd ei ole ma sellest lahti saanud või välja jälle saanud. Sa ei ole vist ainukene, kellel fantaasia käib nagu laine. Kõik nad peavad lainata, sa tüdine tõest asjad ära ja siis sa võtad teistest. Mina tean seda, et see minuks siiamaani mõistetamatu, et näiteks kui ma kolisin sinna Saaremaale, siis ma lugesin mingi aasta aega õudukaid. Et mitte selles, et ma elasin vanas puumajas. Et see oli nüüd Saaremaal. Aga jah, et siis oli samal ajal, see Jaapani õuduse laine tuli ka, et need igast ringud ja need ma sain neid ka kätte venega Silge Laadungi, siis ma lugesin, et need on tegelikult väga modernsed asjad ju tegelikult, eks ju, et ikka tehnoõudus. Ja siis ma mingist sain aru lihtsalt mingi hetke ma lihtsalt õudusest oli puudus ja kogu lugu sattus kätte ja siis hakka läksingi ja kui ühest teine ja siis mingi hetke tuleb jälle mingi fantasy siis hakkavad jälle mingit kõva SF-i või küberpunki ja minu jaoks oli kunagi üks kõige naljakam see, kui ma kuskilt piraatandkus sikutasin omale mingit ikka tööstuskoguses asju. Ja siis ma viitsin kõike seda sikutada lihtsalt, nii tüütu oli, siis ma mingi hetkel avastasin seda, mida ma kõige rohkem sikutan. Selgus, et küberpunk ja siis need küberpungi need analoogid, need humanistid või see kõik see postmoderne 80 aasta alguse ulme, et selgus, et see on mul kõige olulisem millegi pärast. Ma ise ei olnud seda kunagi teadvustanud, aga siis ma mingi hetkel, kui Ketto nurga neid kokku tavisid, siis avasin mingi hetkel vaatasin nimekirja, et mida peaselt, et täpselt see, kui oli ma introduktsioon postmodernismi, selle artikli, kõik see autorkond on kõik seal reas. Minu pärast ma see asi, et see on põhjus, mis ulme lugemisest ei saa eriti ära tüdineda, kuna ulme kõik piisavalt varieerida, mida sa oled. Ja see ongi tegelikult, see on ma arvan kõige suurem tõde, mis on täna välja öeldud, sellepärast, et sa loed seda, mis sul sellel hetkel puudu on, isegi kui sa sellel hetkel ei tea. Ja keegi teine võib vaadata ja mõelda, et see on õudne solk. Ja õnneks seal ulmal on piisavalt palju erinevaid asju, sa saad seda varieerida selle järgi, mis sul hetkel oluline on. Nii, aga kas on veel küsimusi või mõtteid, kontramõtteid, kaasamõtteid? Minul tegelikult veel oluline selline küsimus, et ma olen nüüd see Mõõga maagia, need kaaned on mulle siin olnud need lopsakad sellised retrovaibiga, hiiglaslike dissitriipudega, sellised kommentaarid, et millest ikkagi nagu valiks selliste kaanepiltide, et selle... See oli algus, siin käinud algus kohal, Laul rääkis sellest. Tõsi, jah, vabandust. Sellise jah, väga selge siukene... Ei noh, niimoodi, et see on see 90-ndate nostalgia, see on see nooruspõlve nostalgia, et noh, kuigi eks sulle Royal maalis neid juba 80-ndatel, aga meile see jõudis nagu see pigem 90-ndate alguses see laine või hakkas neid raamatuid siia. Ja või venekeelsed iga teise lummekal poiss Vallejo mingi paljast tibi peal mingi atleet. Kui see sari edeneb, see ikka jätkub siuste kantega. Jah. Ei tule neid kinni nööbitud riides tegelasi siia kantele. Kui on ka pildi peal tegevus sügaval külmas Põhjalas, siis ikkagi on ikka paljad. Üks või ma hakkan vahele seos seksi ja ulmega. Philippe Auger-Farmer on siuke autor, Eestis tundmatu täiesti, aga noh, tema kirjutas hästi palju ka seksist, aga tegelikult SF-i rohkem. Ja tema kunagi ütles, et tegelikult see 4. aasta pulpajaga anda kohtusse kliendi petmises. Sest kaante peale tavaliselt mingid metallbikiid ja siuksed meelelised tütarlapsed ja siuke õude siuke ikka seksilubadus oli ikka, et ajakirjas on, saab siukest vürtsikat kraami. Ja siis ajakirjas loed kõik läbi kaanest kaaneni ja paremal juhul 2 skafandrist tegelast emmasid 11, eks ju. Et võis oletada, et 11 oli naine, eks ju, et selles mõttes, et see on täiesti petukaup ja mõnes mõttes kaaned ongi petukaup. Alati on, olid ka Läänes 60-70 petukaup, sest tegu ei olnud pornoromaani. See on disaini element. Palja naiseabil on võimalik müüa ju kõike. No või palja mehe, ärme siin tänapäeval teil on mingi soov. Palja naisega sa enam ei müü, sest et üks suur osa müüki käib läbi populaarsuse sotsiaalmeediatest, kus sul me kõik teame parfüümi ülespanekut, eks ole. Ma tean, ma olen sellest 30 päeva. Aga seda ei ole minu arust maha võetud. Ta alles on ilmunud. Kuna raamatud on naised, siis Palja naise pilti väga palju ei müü.
ma tean, lugemisväljakutse grupis on tegelikult on öeldud ära, et kui on nibud, siis pange mündid või mingid uudud peale, et kaanepildile, et muidu jälle blokitakse grupi mingid bossid sõja pooleks nädalaks. Et no selles mõttes, nagu ma alguses ka Maili ütlesin, et need raamatud ongi väga teadlik ja selge selline kirjastuspoliitiline žest või selline kontrasamm selle, mis on kuidas ja mis on praegu. Et ma teen nagu nimed täiesti vastuvoolu ja täiesti seda, mis ei ole praegu tänapäeval heaks kiidetud ja... Saad vasti siis vihkamiskampaania. Kui palju sa nende kaanepiltide kasutamise õiguse eest maksid või said tasuta? Ei no nende eest tuleb ikka maksta, aga üldiselt agentuuri tasud on sellised sama suured, mis on Eesti piltide, Eesti kunstnikult tellides. See pildile juba ilmunud? Pildile, samamoodi kui kõik, mis me oleme fantaasias neid läbi pikkade aastakümned tarvitanud, tegelikult ega see lääne pildi ja Eesti pildil mingit nagu seda honorari või hinnavahet. See vahe, et Eesti pilt käes on eksklusiivselt, lääne pilt on 20 koodi juba kuskil kaanteri pool. Nad ongi enamasti see oli juba läänes mitme erineva ulmeraamatu ja ulmeajakirja kaantelt või heavy metalli ajakirja kaantelt läbi käib pildid. Lõputult ära trööbatud. See on siuke järelturg meil siin, meil on siin ikka järel noppimine. No igatahes 3 päeva tagasi postitatud pilti ei ole veel sul robot maha võtnud. No jah, ütleme, et enam napilt läheb läbi vist. No eks teine asi näha, mis raamatuvoodides saab, et seal on tänapäeval väga suur sisemine sensor. Pannakse seljaga. Ma siin just sellepärast hakkasin hiljuti lehitsema neid 90-ndate Kemi Nulle, kus sageli ongi mingid sellised, eks ole, paljaste dissidega tütarlapsed on kusagil lamavas poosis. Katariina väike tasu. Väiksed Katariina rimkad, sageli just mingi Pahv ja Hotker tegid ka alguses igast üks asju 90 alguses. Et asi, mis tollal nagu raamatupoes oli siuke... Tänapäeval selliseid raamatuid ei saa müüa raamatupoes enam, kus on nagu selgelt alastus kaane peal nende strateegiliste piirkondade alastus. Tänapäeval isegi saa müüa tegelikult raamatut, kui raamatupoe tööd juhataja otsustab lugeda midagi. Ja on selliseid olukord, kus üks raamatupoe juhataja luges ja ütles, selle keeles raamatut enam kunagi võtta. Seal oli mingi agressiivne AIDSi teemal lugu sees ja... Ma kujutan ette, kui hakkaksid body horrorit avaldama, siis saaks kõik mitmes poolsest bändi kätte käivad. Selge, et 90 oli vabam aeg selles mõttes. Oskad sa Raul kommenteerida, et kuskilt ma sattusin mingisuguse lause otsa, ma ei tea, võib-olla sina tead paremini, et väideti, et Turlock Tupo Brian on üks Howardi tegelastest, kellele ei ole kirjutatud nagu nii-öelda järgisi. Jah, temast romaane ei ole kirjutatud või jutt ei ole, temast sisse. Ja nüüd meie siin oleme nüüd siis nii-öelda esimesed. Jah, 2 juttu on siin selle Turlocki lugusid. Millegi pärast temast ei ole, et oli isegi veel vähem tuntud kangelane see Cormac McCart, et temast on mitmeid romaane, see on Offut ja David Crate vist kirjutanud mingeid asju. No see oli tegelikult sai tehti. Ja siis Ranna Kornist on veel palju. Minu arust Turlock Tupo Brian on tegelikult väga lahedad lood on kaotusel. Aga millegi pärast ei ole teda nagu keegi jätanud, jah? Ei tea, miks. No see on jälle see, et mis asi on populaarne ja mis mingiga sai. Me oleme siis maailma vastaabis esimesed. Keegi ei saa kunagi sellest teada. Ja keegi välist, et kuskil Venemaal või Tšehhis keegi kirjutas, et seal Venemaal oli neid konaneid. Konaneid oli mingi... No see on kas 100 või 200 kõiged on tehtud neid venelaste pastiši. Pluss siis selle kuningas Kullist oli mingi 10-20 romaani, Reet Sooniast oli 20-30 romaani. Turlocki poolikuks jäänud lugu oligi ju seal kuskil Sarmaatia steppides. Iseenesest jah, võiks sobida nii Ukrainast kui nende idaslavi vendadele. See on see, miks oli loogiline, et Eestisse satub, eks ole. No jaa, aga kas nemad tahavad ennast näha Sarmaatia steppidega seotuna seal Venemaal? On ise küsimus, jah. Nii, kui küsimusi veel? Kellelgi rohkem küsimusi? Kõik on suunas räägitud, jah? Kõik tahavad juba öödiskat.